Tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Alanud on aasta 2026. See tähendab seda, et võrkpalli Helme Messer Balti liiga on jätkamas oma pooleli olevat hooaega. Kohe-kohe on vastamisi minemas siin Tallinnas TalTechi spordihoones. Omavahel Selver TalTechi meeskond ja külalised Võrust Parrus Võru. Minul nimeks Martin Kukk ja minu kõrval täna istumas Taavi Nõmmistud. Taavi, siin on vangerdusi teinud meeskonnad. Näeme siin ka tänases mängus ühte väga kõva meest väljakul. Kuidas sul tunne on, kas jõujooned hakkavad muutuma sellega kuidagi või läheb ühtlasemaks veel? Tere õhtust ka minu poolt. Tõesti, jõuluvana on võtnud Selver TalTechilt, aga on ka asenduse toonud. Kiirelt need asjad käivad ja kui sa küsid, kas see midagi muudab, ma arvan, et muudab küll. Täna vaadates siin soojendust võrreldes kahe konkreetse võistkonna mängijaid, kes kohe väljakule lähevad, mulle tundub, et see asi siin on võrdsemaks läinud ja võib-olla sellist suurt eelist ühele või teisele poole kohe anda ei oskagi, võib-olla tulebki hakata kodusaali ja kõike seda muud vaatama või selgub meil siin mõni vigane mees, aga mulle tundub küll, et Selver TalTech, nagu on räägitud, hooaja alguses pidi olema noortevõistkond, aga aina rohkem rammu kogub. Nagu Aavo Keel ise ütles, juhuste kokkulangevusi on neid juba kolm sellel hooajal olnud. Mis teha, kui elu mängib kaardid kätte, pead hakkama nendega mängima. Ja muidugi käib jutt, kes veel aru ei saanud, siis Eesti koondise libero Silver Maar on Selver TalTechi võistkonnas. Sten-Markus Taasväli, nende esimene libero, siis sai vigastada siin ühes mängus Pärnu vastu nii tõsiselt, et tuli ka operatsioonilaual käia ja nagu me teame, meie vähemalt teame, siis Silveril ei olnud asjad hästi Rumeenias klubi organisatoorse poole pealt ja nii ta ennast siis siin Tallinnas leidis. Jah, tegelikult ju olukord, väga mitme halva olukorra koosmõjul on see muutus siin toimunud, et ühest küljest Taasväli tegelikult väga heast küljest ennast näidanud esimest korda sellise kandvas rollis meeste võistkonnas, ütleme, et jäi väga positiivselt juba silma, oleks väga tahtnud, et ta saab terve hooaja siin kaasas olla võistkonnaga. Teine halb asi siis Rumeeniasse minnes või üldse välismaale minnes see risk on, et mõnes klubis rahaasjad ei ole alati korras ja palgad ei jõua kohale ja loomulikult nii nagu ka tavatöös, nii ka spordis ilma rahata seda asja teha ei saa, nii et sellises olukorras me täna oleme. Jaa, aga lähme algkoosseisude juurde. Külalismeeskond Parrus Võru alustamas koosseisus temporündajad number 1 Henri Treial ja number 2 Tarvo Täht, nurgaründajad number 12 meeskonna kapten Kristo Kollo ja number 15 Kail Wilson, meeskonna sidemängija number 14 Anton Välimaa, meeskonna diagonaalründaja number 17 Renato Santos ja meeskonna liberod Kris-Karlis Lepp, number 18 ja number 21 Henrik Hollas. Ja kodumeeskond Selver TalTech alustamas koosseisus nurgaründajatena number 3 Kaur-Erik Kais ja number 16 Joosep Põldmaa, meeskonna sidemängija number 4 Kusti Nõlvak, meeskonna temporündajad number 8 Mihkel Varblane ja number 9 Andri Aganits, meeskonna diagonaalründaja number 25 Andres Jefanov ja meeskonna liberad, nagu öeldud, number 1 Silver Maar ja number 11 Georgi Sitnikov. Sellised koosseisud. Taavi, üks kiire küsimus veel, et mõlemad meeskonnad mängisid viimati liigat detsembris, et Võru 14 detsember ja Selver 17 detsember. Mis sa arvad, kui suure jälje see tänasele mängu kvaliteedile võib jätta? Või kummale see paus kasuks rohkem tuli? Ma arvan, et me seda mängu alguses tunneme küll seda pausi, aga kui me näeme, et põhimõtteliselt mõlema võistkonna eeldatavad põhimehed on väljakul vigastused nii-öelda ületatud, räägime siis võib-olla kõige tähtsam Mikko Eskot ei ole ja Võrul on nende hooaja alguse eeldatav põhiside tagasi, et kõik on saanud oma mängijad selles mõttes korda ja terveks, et mõlemale võib-olla mõjus isegi siis paus hästi. Ja loodame, et mehed püsivad ka terved, olulised mängud on kätte jõudmas, Selveri TalTechil siis 2 mängu vähem peetud kui tegelikult teistel,
aga ütleme Võrul siin juba 11 mängu, mis tähendab, et põhiturniiri lõpuni on jäänud ainult 5 mängu, nii et ainult olulised mängud nüüd tulemas on. Ja ütleme ära ka, et tabelis siis 4. ja 6. kohal ollakse, Selver TalTech 4. ja Võru 6. ja neid lahutab 2 punkti. Kindlasti siin järgmiste mängudega ja ütleme siin enne põhiturniiri lõppu selles järjestuses muutusi tuleb, nagu ka sinuga omavahel rääkisime, usume, et leedukad siit natukene ikkagi alla kukuvad, aga samas, kes nad veerandfinaalis vastu saab, ei ole ilmselt väga rahul. Aga esimesed punktid on mängitud, Jefanovi rünnak tõi esimese punkti Selver TalTechile ja nüüd teine punkt käimas, Välimaa Kollo 4 tsoonist ja lööb targalt sealt Nõlvaku plokis selle palli auti. Kui plokis on Nõlvak ja Aganits, siis ilmselgelt on targem sealt kusti pealt proovida, sest Aganits teada-tuntud oma korrektse blokiga ja päris kõrgel ta jätkuvalt on. Soojendust vaadates jäi silma, et väga palju rünnakuid läbi trossi löödi, et tundub, et ikkagi jõulupraed on meestel keres ja võib-olla tahab natuke lahti mängimist siin, aga Aganits ka vaatamata sellele on ikkagi hirmus kõrgel. Lomar, super vastuvõtt, Põldmaa saab 4 tsoonist ühese bloki vastu lüüa ja lööb selle punktiks. Ja Selver TalTechi mänge vaadates, siis on alati see küsimus, et kes nurgaründajatest väljakule tuleb. Nii tegelikult nagu ka Võruga. Väga oluline positsioon mõlemas võistkonnas ja on ka vahetus sellele olemas peaaegu võrdväärsete meestega, et sellepärast alati on huvitav vaadata, et kes mängu alustab. Ja nüüd Wilsonilt vastuvõtu viga läheb kohe üle ja Kaur-Erik Kais toob Võrgu kohal punkti ning 3-1 Selver TalTech läinud seda esimest geimi juhtima. Ja omavahel rääkisime ka, et tänases mängus ilmselt, mis võib otsustavaks saada, on, et kumma nurgaründajad peavad paremini vastu. Just, on Selver TalTechil Rones pingi pealt valmis sekkuma. Kindlasti ka suudab meeskonnale kasulik olla ja on Võru poolel Kahu ka täitsa olemas, nii et ka tema saab aidata Võru võistkonda. Aga Kristo Kollo kord servima minna. 35-aastane, 190 cm pikk nurgaründaja. Tartust pärit mängumees läbi trossi. Nii Maar kui Aganits Liblikaga järgi ja tundub, et saadi käsi alla, laptop kaitses üles Välimaa, Renato 1 tsoonist ja joone viga tundub, et vilistatakse nüüd sealt. Nii on. Paistis ka meile silma, oma mehed näitavad ka kohe, et vaidlustama seda ei hakkaks, et kergelt see varvas seda joont puudutas. Ja 4-2 natukene on paremini Selver TalTech saanud siit minema, aga see on alles nii mängu ja geimi algus, et kõik alles ees. Andri Aganits uuel aastal kohe hüppelt servi peale tagasi ja tuleb serviviga seal. On ta varieerinud siin selle looajal ka, küll hüppelt serviga, küll planeeriv, aga ta ikkagi mängib sellega veel et alati on võimalus ju tagasi minna planeeriva peale, kui see hüppelt serv järjepanu ei toimi, aga vähemalt praegu ta seda proovis. Aga Henri Treial siis Võru poole pealt. Planeeriv, aga Põldmalt korralik vastuvõtt, Nõlvak keskelt varblasega ja nagu sa ütlesid, ka soojendusel leiti seda trossi väga palju üles, siis ka nüüd siin mängus varblane läbi trossi lööb. Kaur-Erik Kais käib, mõõdab ka võrgu üle, et ega ei ole kõrgemaks pandud. Jah, kahtlevad mehed kohtunike täpsuses, aga tundub, et pärast käe ülestõstmist peavad ikkagi leppima sellega, et ise ikkagi leiavad seda võrku üles. Wilson 4 tsoonist, seal on Selveri plokk ees. Renato 1 tsoonist ja ilusti sealt Kaisi kätest lööb Renato palli punktiks. Nüüd klapis tõsta tempo oluliselt paremini ja tänu sellele siis ka samm ilusti paigas. Renato tänab ka Välimaad pärast tõstet, et said mehed asjad klappima. Kindlasti on tuttavad mehed omavahel, aga kui see ikkagi mitu kuud vahepeal koos mängida ei saa, siis see oma jälje jätab. Aga Nõlvakult ja kiire tõste 2 tsooni, Kaur-Erik Kais lööb palli punktiks ja 6-4. See on tore vaatepilt, ütleme, Kusti Nõlvak, Kaur-Erik Kais, lühike vahe, tsoonist 2. Päris korraliku kiirusega mängivad, ma arvan, et mõni ei mängi oma tempomängijatega ettepoole ka nii head kiirust, kui need mehed seal kahekesi kombineerivad. Ja Kais jätab pehmeks selle servi ja lööb selle palli auti, et tundus mulle vähemalt, et jättis natuke poolikuks oma soorituse. Jah, seal võis olla ka, et see vise oli natuke poolik ja kui sealt siis veel pooliku tehnikaga minna seda palli mängu jätma, siis tihtipeale täpselt sellised tulemused tulevad. Aga Bahama mees külmas Eestis, Kail Wilson. Põldmaa vastuvõtt 2,5 meetri peal, saab 2 tsoonist Jefanov lüüa, aga seal on Tarvo Täht ja Kristo Kollo käed ees.
Väga hästi Täht lõpuni jooksis, et päris hea kiirusega said mängida, aga tegi oma liikumise kenasti lõpuni ja täpselt sinna sektorisse, kus Fano lüüa tahtis, et tegelikult jäi ploki vahel auk ka, aga seda ta hetkel üles ei leidnud. 25-aastane Bahama nurgaründaja, 193 sentimeetrit pikkust, eelmine aasta Taugapil siis mänginud mees. Taaskord korralik palling, aga väga hästi käes, nüüd läheb peale natukese tõste. Kollo tegelikult hästi julgestab iseennast, aga ei saa kaart sinna pallile juurde ning punkti ikkagi Selver Taltekile. Ja Maar sai oma kvaliteeti näidata, ei olnud hirmus kõva serv, aga ikkagi väga korrektselt töödeldud ja seal tõste muidugi veidi ebaõnnestus ja Oliver Lüütsepp pidi siin mängu sekkuma, aga kohtunikke hetkel veel ära ei petnud, et seda palli mängus hoida. Varblane hüppelt palling, Wilsoni vastuvõtt korralik, Välimaa saab Wilsoniga paipi mängida, Nõlvak kaitses all. Varblane teeb tõstetööd, Jefanov 2 tsoonist hea kõrguse pealt, aga Wilson õige koha peal toob ülesse. Kollo 4 tsoonist, ei läinud väga kõvasti lööma, toob tagasi selle. Aga seda ei tee, nüüd Renato läheb kõvasti lööma ja saab karistada. Nüüd nägime juba oluliselt kvaliteetsemat rallit, et töötas julgestus, rünnakud heal kõrgusel ei kuni viimase rünnakuni, mis siis otse maha läks, aga juba täitsa sellise ilusa võrkpalli moodi. 8-6 ja Mihkel Varblane jätkamas. Lühema jätab natuke, aga Kollolt korralik vastuvõtt, saab ise 4 tsoonist lüüa ja plokk võrgus näitab alumine kohtunik. Oleme kohtunikud ka võlgu veel. Esimene kohtunik Marek Vitsur ja teine kohtunik Kuku Rumbi. Tuttavad mehed Eesti võrkpallimaastikul, vilistanud juba aastaid mitu. Täpselt tahtsin juba öelda aastakümneid, aga vist nii hull ei ole veel asi. Nii julgeks veel ei läinud, aga Kukurumi tõesti on väga pikalt, eriti siin saalis vilistanud. Aga Põldmaa nüüd läheb silmad kinni ühese ploki vastu ja seal on Renato käed ees. Väga korralikult Renato tundis päris ilusti ennast seal ja mugavalt ja sai ka vist, ei visanud isegi käsi väga palju, et läks oma vaikse juurdevõtu sammuga, aga Põldmaa ta ära kaotas seal. Tarvo Täht jätkamas, no sealt võib väga head pallingud tulla. Nõlvak, Põldmaa uuesti läheb koksama ja on suvel rannas käinud ja oleme seda näinud. 9-8. Kenasti endal käe sees see puude olemas, mis on täpselt nii-öelda ploki pealt läheb, ta läheb nii ebamugavasse kohta, et isegi kui kaitse sealt selle palli üles toob, siis ega sealt mingit head loogilist jätku ei tule, nii et tõesti väga hea lahendus temalt. Aga selle aasta komeet Andres Jefanov. Ja kas lööb ässaks Kristo Kollo. Teeb piirikohtuniku tööd ka ise praegu ja näitab näpuga kohe, et sees pall. Jefanov üks mäng vist lõi meil 7 ässa, kui ma ei eksi. Nii oli. Peaks veel siiamaani olema selle hooaja rekord, et ühes mängus 7 ässa päris korralik näha on. Mees tunneb siin saalis servides ennast väga hästi ja vise on ka küllaltki mõnusalt stabiilne, nüüd juba lühikest lööma. Aga Treial saab selle kätte, Renato 2 tsoonist. No kui me rääkisime siin, et meestel kõrgust võib-olla nii palju ei olnud, siis praegu Renato rünnakul oli kõrgust küll ja veel, aga ei saanud sealt ploki latva kätte ning selle peale Oliver Lüütsepp kasutab ära oma esimese mõtlemise ja esimeses game'is seisul 8-11. Ta kõrgust oli tõesti nii palju, et ka plokk sinna ei ulatanud. Ei tea, kas oli plaan see plokist auti lüüa või lihtsalt tahtis oma hea kõrguse peal seda taganurka lüüa, aga viga sealt tuli ja Oliver Lüütseppal on juba midagi rääkida meestele. Ja tegelikult, kui me siin arutasime, et kuidas selle kvaliteediga võib olla, siis ei saa küll praegu öelda, et kvaliteeti ei oleks mängus. Täitsa tipp-top mäng, eriti kui me mõtleme, et tuldi puhkuselt. On tõesti, isegi kiidaksin paari kaitset, mis suudeti väga hästi siin saalis ka nagu mängus hoida, et ei oli see üks Wilsoni löödud paip näiteks, mis üles toodi ja et ei põrka need pallid minema, nii et näha on, et võib-olla võrkpallurite puhkused ei ole olnud nii pikad kui teistel inimestel. Aga time-out peetud mängijad tagasi väljakul ja Andres Jefanov jätkamas 11-8 Selver Talteki juhtimisel. Taaskord korralik palling ja Kollo ei saa seda kätte ning serviäss 12-8. Ja nüüd see tross, millest me täna oleme rääkinud, tegi ka selle asja veel keerulisemaks, viimasel hetkel suunda muutis ja piisavalt sellel servil juba kiirus sees on, nii et väga raske sealt reageerida. Ja võtavad Võru mehed ikkagi neljakesi seda, aga Jefanov jätkuvalt oma seda ühte 5 nurka pommitamas on. Ja siin minnakse challenge'i peale, aga ma julgen öelda, et see oli ideaalne tabamine.
tundus mulle ka ülilähedale see Aras läks, aga tundus, et ikkagi jäi selles mõttes pidama. Ja õige pea. Siit jah tundus, vaatame midagi muidu, mida näitab siis see otse kaamera seal, aga tõesti meie nurgalt tundus, et see oli ideaalne pakub tabamine ilma veata, aga see on koht, kus igal juhul see challenge tasub võtta. Absoluutselt, igal juhul saab sa kas või selle pausi, et Jefanovi hoogu natuke pidurdada, isegi kui see Varvas oli joonel, siis tegelikult serv, kui see selline oli ikkagi super hea, nii et kui see challenge ei osutu edukaks, siis... Sellest challenge'ist on ainult võita, ütleme nii. Just, on see siis juba 3. asj, et Jefanov läheb oma uue rekordijahile. Jah, kui sa game'is paned 3 ässa, siis 3 game'iga on juba 9. Natuke läheb siin aega, vaatame, kas saadakse see pilt ette. Aga... Ja me võime juba öelda, et me teame, et seda kaadrit ei ole. Just, seda võtta ei saa, nii et jääb kohtunik esialgne otsus. Aga meie vist siit julgeme öelda, et kellelegi liiga ei tehta. Ja me julgeme öelda, et ei olnud joonel. Aga tehniline probleem hetkel jah, challenge-süsteemil on, ehk siis seda kaadrit ei saadud kätte, aga Oliver Lüütsepp on pahane praegu. Ja, eks põhjusega selles mõttes, et sealt platsi poole pealt see tundubki, et tal on see jalg seal peal. Päris kindlasti ja selles mõttes on eks ta ole põhjendatud see pahameel, et saame ju aru, et on raske näha neid ploki puuteid või muid asju, aga jooneviad võiks olla ikkagi näha. Jefanov jätkamas, Lepa vastu võtsin 4 meetri peal, Kollo 4 tsoonist ja Andri Aganits on seal ees. On nüüd saanud Jefanovi vägevate servide toel Selversit korraliku edu sisse. Kollol ka pall selja taga veidi, sealt enam korralikult plokki ei näe ja tihti peale see liigutus siis trossi peale kipub minema ja Andri Aganits need nopib ära. Jefanovil nüüd kas 6 servi järjest või 5 juba, hakkab vaikselt sassi minema. Vähe lihtsam pallin kästi käes Wilsonil, aga Andri Aganits tundub on ka vormi kogumas pärast vigastuspausi. Ja ei ole midagi Võru meeskonnal teha, kui veel üks time out võtta, sest et tõesti see break on ikkagi väga pikaks läinud. Jefanovilt super serviseeria, kõigepealt esimesed 3 servi, nüüd juba hoiab, kui vastane on pinge all, hoiab servi mängus ja laseb plokimeestel ulata. Jah, et ei pea ise enam isegi nii kõvasti lööma, et kui vastased ebakindlaks muutuvad, siis jah, juba lased neil endal eksida. Täpselt nii, et see tarkusetera on tal siis Aavo Keele poolt ilmselt selgeks tehtud, et kui vastane surve all ei ole, siis saad ise seda riskitaset kogu aeg langetada. Aga muidugi ei saa kiitmata jätta ka Aganitsa nüüd paari plokipunkti järjest, et on need käed ilusti kenasti õpiku järgi üle viidud ja hoitud ja sealt tasuks ka plokipunktid tulnud. Just, et kui Jefanov on 3 ässa juba löönud, siis Aganits on juba 3 plokki pannud, nii et päris hästi on mehed seda aastat alustanud. Ja me oleme 15-8 seisul alles. Jefanov nüüd jätab mängu Kollol hästi käes, 2 tsoonist Renato, seal on ploki pidurdus, aga see pall on naudis ja Parrus Võru saab väga vajaliku punkti siit. Lepp hästi kontrollis seda, et ei tea, kas keegi hõikas või oli ise nii kindel. Jah, ikkagi piisavalt 10 sentimeetrit päris palju naudis. Aga Brasiilia mees Renato, kes juba siis alates meil 2023. aastast Võrus mängimas on, keskelt mängitakse, tuleb Hani, hästi Lepp tassib kaitses üles, Kollo hanitamas, Jefanov. Nõlvak jääb madalaks see tõste ja Kristo Kollo võtab Andres Jefanovi kinni. Tahtsin kiita Jefanovit, tsoonis 1 olles mängis hästi selle Kollo Hani väga kõrgele kätte, jõudis ise sammud teha, jõudis ka peale, jah, ei olnud võib-olla kõige parem peale minek ja lõpptulemusest on näha, et natuke võib-olla kiireks läks, et oma kõrgust kätte saada, sest Kollo plokk oli selline lendav ja mitte väga kõrge, aga piisav, et praegu Jefanov kinni panna. Renato korralik palling, aga jääb see pall ka mängu. Põldma 4 tsoonist ja väga hea diagonaali leiab sealt Joosep Põldma nüüd ülesse. Ja enne rääkisin, et
Nõlvak mängib Kaisiga tsoon 2 hea kiirust lühikese vahega, siis Põldmaaga tegelikult tehti praegu täpselt sama asja, et Põldmaa oli isegi veel pealeminekuga valmis veel kiiremaks. Kiiremaks just jah, et natuke aega pidi rippuma. Ja, aga tõesti hea puute sealt lõpuks üles leidis. Wilsoni vastuvõtt ühed tsoonist Renato nüüd ja ei jõua korralikult blokk sinna ette ning Renato kasutab selle võimaluse kenasti ära. 11-16. Kui Võrul raskeks läheb, aina rohkem Renato poole vaadatakse ja tõsted sinna lähevad, et täna ei ole ka väga palju võimalust võib-olla olnud talle sinna panna, et on saanud raskest vastuvõtust Kollo need hädapallid ja on saanud Kollo 6 tõstet ja nüüd ka siis Renato 6 tõstet. Maarilt korralik vastuvõtt Nõlvak keskelt ja Andrei Aganits saab ka nüüd ühe korraliku rünnaku ja 17-11. Hästi tunnetavad mehed 11. Tahtsin ka enne mängu alguses mainida, et kindlasti Selver Taltechil, kuna tempomängijad on väga head, siis see servi vastuvõtt on ka selline võtmeelement, et neid kasutada saaks. Mihkel Varblane praegu veel jäänud, mitte päris töötuks, aga saanud ainult ühe tõsta, nii et seal on ka veel varu sees. Wilson blokis kinni, aga hästi julgestavad ja Anton Välimaa, kui ründajad ei löö ära, tuleb ise tegema hakata ja teeb hästi seda. Ja lõpuni peitis seda nii-öelda, et väga hea hetk, millal teha ka, liberot väljakul ei ole, nii et tõenäosus on veidi väiksem, et see üles tuuakse. Aga nüüd Silver Maar tagasi väljakul, et kes veel ei tea, siis see taasväli seal tema särgi peal, see ei ole tegelikult taasväli, et see on Silver Maar ikkagi. Treiali palling, Kais ei olnud päris kindel, aga viimasel hetkel ikkagi võtab oma keha sealt eest ära ja see pall maandub audis. Out Silver Maar õnneks piisavalt tuntud mees on, et me nime sassi ei aja ilmselt. Ma usun ka, et saame hakkama. Nõlvaku palling, keda otsitakse Wilsonit, Välimaa, Renato ühed tsoonist ja Renato on nüüd tassima hakanud ja nagu sa ütlesid, sinna järjest rohkem hakkab minema. Aga jah, piiene vahe ikkagi sees, et lihtsalt sellest side-out'i äralöömisest ei piisa, et siin tuleb ikkagi servile endal kellelgi päris korralik seeria sisse teha, et muidu tasa mängida on väga keeruline. Aga nüüd hästi hea palling sealt Välimaalt, ei saanud seda korralikult Selveri mehed kätte ja Jefanov lööb palli auti 14-18. Ja Anton Välimaa jätkamas. Kõrgus Jefanovil ilusti olemas, tundus, et seal käed ka kaugel ei olnud, aga praegu ikkagi puhtalt auti. Põldmaa väga korralik vastuvõtt, jääb madalaks nüüd Varblasele. Hästi Renato julgestab, Täht otsustab teist kohe lüüa, aga Maari peale sealt tuleb see üles Jefanov. Kas on ka Jefanov? No kui sul on Nõlvak ja Kais satsis, küll need koksud külge jäävad, jah, täpselt. Jah, vaatasin, et rikkus praegu oma rünnaku täielikult selle peale minekuga ära, oli hästi vara sees ja lõpuks põhimõtteliselt ilma korraliku hoovõtuta selle liigutuse tegi, aga vähemalt tegi õigesse sektorisse ja hea kõrguse pealt, nii et kaitsel seda mängida raske oli. Ja muidugi Põldmaa lisame ka sinna juurde veel, et seal rannamehi on, aga võimas rünnak nüüd Tarvo Tähelt. Et kui eelmist teist palli läks lööma, ei õnnestunud, siis nüüd, mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Sai juba mugavamalt tõesti ja nüüd Võru teeb vahetuse lihtsalt ilmselt servi pärast, aga vaatame, võib-olla arvestades game'i seisu, siis midagi Võrul vaja muuta on, nii et Wilsoni asemel Kahu servima. Ja Robin Kahu siis tuleb väljakule. Hüppelt palling kindlasti sealt tulemas on. Aga ei, jääb pehmeks see serv ning maandub ka võrgus ning 20 punkt Selver Taltechile, 20-15 esimene game. Jäi ettevaatlikuks oma ülesviskega, meeter joonest puudu jäi üles hüppel ja see oli täpselt see trajektoor, mis tal oleks vaja olnud, et see pall vähemalt üle oleks läinud. Aga jääb väljakule ja saab hakata kaitses ka mängima ja varsti võimalik, et jõuab ka eesliinis mängida, aga hädasti on Võrul vaja kas plokiga hullama hakata või servil korralik surve peale panna. No pärast Tarvo Tähte peaks minema Renato, kes võiks olla see mees, kust võib tulla neid servipunkte. Aga Tarvo Tähel, nagu ka enne ütlesin, et sealt on võimeline väga kõvasi serve tegema, aga on ka täpselt võimeline selliseid serve tegema. Ja, see pall kätte kinni jäi ja ülesviskest väga palju asja ei saanud, pall praktiliselt keerlema ei hakanud, üritas mängus hoida,
aga hetkel see viga sisse tuli ja juba on uuesti Jefanov servijoone taga, nii et saab oma ässade arvet kasvatada. Vaatame, kui kiiresti seekord üle saadakse, Kahu vastuvõtt jääb oma poolel ilusti. Kollo, plokk on ees seal, aga saavad uue võimaluse võrukad, uuesti Kollo, seal on taaskord plokk ees ja Kusti Nõlvaku käed ja Kollo, Kristo Kollo päris kuri praegu enda kaitsemängijate peale, et see tuleb üles tuua. Jah, ikkagi liiga palju saab Kollo seda rünnaku koormust, saan aru, Renato mängis praegu palli kätte, ei oleks mugavalt jõudnud ründama ka, aga ja punktid peaksid tulema mujalt. Ja tundub, et Välimaa otsib natukene sellist kindlust lühemate tõstetega ka, et ei lähe neid väga pikkasi veel viskama. Renato 2 tsoonist, Kaistop kaitses üles, Jefanov 1 tsoonist. Seal on Treieli Kollo käed, aga see pall maandub ikkagi Audis ja 23-16. Jah. Oliver Lüütsepal ikkagi nüüd juba on vaja veel mingeid liigutusi teha ja midagi proovida, nii et... Stefan Kaljuvee tuleb siis Anton Välimaa asemel ja võime öelda, et tegelikult on ka kolmas sidemängija täna võistkonnas olemas, Ronald Järv. Ja soojenduse pealt meile justkui tundus, et Ronald Järv oli teine sidemängija, kes seal palli ette tõstis ja Kaljuvee tegelikult istus pingi peal, aga on Oliver Lüütsepp nüüd hoopis selle liigutuse teinud. Väga võimas palling Jefanovilt, lööb ülevalt alla põhimõtteliselt seda ja järjekordne punkt Selver Taltekile, oleme jõudnud esimese gamepallini 24-16. Eks teda ülevalt alla tulebki lüüa ja nüüd saame aru, et see vahetus oli puhtalt selline aja veetmiseks, et Välimaa juba väljakul tagasi, aga sellest hoolimata esimene gamepall Taltekile. Ja Jefanov on siis see mees, kes selle mängu paneb. Ja läheb lühikesega, Treieli vastuvõtt seal 3 meetri peal. Kollo 4 tsoonist, hästi Maar toob kaitses üles, Jefanov ei jää see maha, Lepp on kaitses all, Välimaa. Kollo 4 tsoonist, seal on Nõlvaku käed ees, aga ilusti see pall ikkagi maandub rünnakust Audis. Said lahendatud ja raske olukorra, aga jälle kiidame Jefanovit, et seis on hea, juba vist 3. kord leidis üles oma hüpertserviga tempomängija, mis kindlasti tekitab segadust sealpool. Teame, et vaatame üle Kollo rünnaku protsendi 40 juures täitsa tegelikult okei, saab päris palju raskeid palle lüüa, aga igatahes segadust tekitab. Jaa, aga Joosep Põldmaa Hani üle ploki lõpetab selle esimese game'i seisuga 25-17, võidab Selver Taltek selle. Me teeme pausi ja oleme tagasi teise game'i alguses. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top Auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Tagasi otsepildiga Delfi Sport vahendusel TalTechi spordijoonest Helme Messer, Balti liiga. Selver TalTech, Parrus Võru, 25-17 esimese geimi võidab Selver TalTech. Taavi, heitsime natukene ka sügavama pilgu statistikale, mis sealt välja tuua? Sinu enda sõnad, serviga lõhuti ära ja nii on. Kui Fanov lööb üksinda 12 servi selles geimis, et siis järelikult päris korralik break tekitati ja sellest hetkel piisas, et nagu mainisime mängu alguses, nurgaründajad saavad kindlasti siin mõlemas võistkonnas määravaks väga otsustavas rolli, siis nii on, et kui me räägime vastuvõtust puhtalt, siis Selver TalTechi poolel see on 60 ja Võrul 33, mis tähendabki, et sidemängija on väga palju, peab tegema väga palju sunnitud tõsteid, mida me ka nägime, mida Kollo enamus aega lööma pidi, et ja niimoodi on seda protsenti kõrgel väga raske hoida, muud asjad, ega tohutuid erinevusi ei tulnud, et ja Fanovi 9 punkti oli suurim põhjus. Ja, täpselt nii. Aga teine game on alanud ja Renato rünnakust punkt Parrus Võrule 1-0 ja Renato ise servijoone taga nüüd koha sisse võtnud on. Mõlemad meeskonnad alustavad siis samamoodi teist game'i, millega alustati ka esimest game'i ja Renato näitab, et ka temal on see serv olemas. See oli servi moodi serv juba, et kiirust tahaks näha. Tahaks kiirust näha tõesti, et Fanov lõi ka siin enne 3 ässa, aga julgen öelda, et see serv oli ikkagi oluliselt veel kiirem. Ja olen sinuga täiesti nõus ja Renato saab uuesti proovida. 191 sentimeetrit mehel siis pikkust on mänginud ka Bahreinis ja Argentiinas. Ja paneb teise veel, vist oli pigem audis. Jah, Oliver Lüütsepp ka vaatab kõik mehed üle, kes mida nägi. Küsis Kallendi käest, abitreeneri käest, kellel on videopilt ka väikese viibega, et kas on mõtet või ei ole. Ja, see on see hea väike trikk, et kui paar sekundit hiljem sul videokordus tuleb, on sealt võimalik vaadata, aga mehed väljakul kõik näitasid ka, et see pall audis oli ja Kollolt jooneviga. Jooneviga ja tahtsin ka jõuda selleni, et Renato tegi umbes täpselt sama täpse paku tabamise eelmisel servil kui Fanov eelmine game, aga samamoodi kõik õige oli. 2-2 tablool ning Andres Jefanov kõikide võistkondade hirm, kui servijoone taha läheb. Ja Lepp igaks juhuks juba enne servi räägib ära, et väljak on märg. Vaatame, kas saadi natukene seda rütmi segatud ka sellega. Ja vaatame, kuhu sektoris seda nüüd minema hakkab. Enne sinna tsoon 5 läks kõvasti. Kui Kahu väljakule tuli, sai ka temale pihta, läheb ikkagi Kollo peale. Tegelikult mulle tundus väga hea vastu võtta, aga välimaale natuke läks võib-olla peale see. Põldmaa ei taba palli ja lööb auti selle palli. Ja peakohtunik ei suuda ise otsustada ja võtab enda challenge'i. Väga vastikult planeerima, see löök läks rünnaku hetkel hiljem oleks kohe öelnud, et see pall purjetab kõvasti auti, aga joone juurest ära suri ja oli tõesti vastik hinnata ja kuna piirikohtunikke meil ei ole, teine kohtunik ka väga hästi seda ei näinud, siis on kindlam võtta videovaie ja täitsa ilma nii-öelda enne siis otsust tegemata, et kui siit ka midagi järeldada ei saa, siis on uus pall tulemas. Uus pall, jah. Ja nagu näha, see pall on sees. See pall kukkuski sisse, täpselt nii.
Ja tõesti, hea videopilt sellest on ja õigel hetkel see pallil jõud otsa sai, nii et jätkuvalt Jefanov on servijoone taga. 3-2 ja nagu sa ütlesid, Jefanov saab jätkata. Ja taaskord leiab sealt Treial üles, Treialit väga hea vastu võtta, aga nüüd Wilsonile super tõste ja Wilson lööb piiri selle palli punktiks. Hästi kiidame Treialit, et on sellel positsioonil ka vaja kogu aeg vastuvõtul valvel olla. Et täna on ta saanud ikkagi juba vähemalt 3 vastuvõttu, tuleb mul meelde, vaatame statistikast, palju Henri Treialil vastuvõtte on, lausa 4. Ja ma eeldan, et kõik ongi Jefanovi servidest. Aga vaatame Kyle Wilsoni kord nüüd näidata enda oskusi. Korralik hüppelpalling, Mari vastuvõtt kauge, Põldmaa ja oskab seda asja. Sama liigutus, mis eelmine game, aga kui sa teed seda jätkuvalt hästi, siis on teda jätkuvalt ka raske kaitses üles mängida. Nagu mulle meeldib öelda, miks toimivat asja muuta? Just. Ja Põldmaa ise servimas. Hüppelpalling läbi Trossi, Lepalt korralik vastuvõtt, välima ühe tsooni Renatole. Seal on Kaisi käed ees, võrgupealne võitlus, Treial ja Nõlvak ja Nõlvak surub ära, saadab pika pilguga ka veel, aga see vist kohtunikel jäi praegu märkamata ja no las ta jäi, see oli sõbralik pilk. See oli tõesti sõbralik pilk, jäin mina jälgima Renato ühe käe tõstet, et tegelikult oli täitsa okei tõste ja sellepärast ka ära vilistatud. Kui oma poole jääb ka? Jaa, aga see pall tegelikult sinna üle võrgu praegu läks, või minema hakkas vähemalt, kuni ta võitlusse läks, nii et pigem jah, said mehed jõudu katsuda siis võrgu peal. Aga nüüd punkt Parrus Võrule 4-5 ja Henri Treial servijoone taga. 33-aastane, 202 cm pikk temporündaja Võrust pärit üle pika aja tagasi siis kodulinnas eelmisest hooajast on. Aga tuleb serviviga tema poolt ja 6-4. Oliver Lüütsepp närviliselt tammub seal väga lähedal väljakule kogu aeg, tihtipeale ka varba otsaga ise väljaku peal. On ka täna tegelikult 2 olukorda olnud, kus ta on nagu pallivahetusele natuke nagu ette jäänud, et ma ei tea, kuidas mehed ise selle peale vaatavad, et peatreener seal 7. mehena väga lähedal on ja asjadesse nii-öelda sekkub, aga tundub et väga ise kipub sinna. Aga Kollo nüüd hästi targalt läheb latva otsima ja saab selle kätte ning 5-6. Ja vaatasin ka Võru meeskonna game'i vahepealset pausi, et oli Lüütsepp tegelikult väga selles mõttes kõvahäälne seal ja ilmselt põhjusega, et kui selline esimene game mängitud on, siis ilmselgelt seda energiat sinna meeskonda ja võitlustahet on vaja süstida ja Lüütsepal endal on seda kõvasti sees, tean, olen mänginud ka tema all ja tean, kui väga ta võita tahab, aga nüüd on vaja see süstida meestesse ka, et see võitlus väljakule kanduks. Aga vahepeal Kusti Nõlvak tõstab võrgu tühjaks Jefanovile, kes lööb punktiks. Kollo vastuvõtt ebaõnnestub, aga saab ise nüüd rünnata. Selle toob Põldmaa nüüd kaitses üles, Jefanov 2 tsoonist, hästi Wilson kaitses, Välimaa. Renato oli natuke sees, seda ei saa korralikult lüüa, varblane ise julgestab ennast. Kais võrgu kohal ja lõpuks ikka kõik need pikad pallivahetused kuidagi kipuvad täna Selveri poolele ikkagi minema. Oli päris hea võitlus, et just kui lühem mees Kais Tähe vastu, kes on küllaltki pikk ja kõrgel ka ja Renato vastu, aga väljus võitjana. Nüüd on see huvitav asetus, kus siis side 1 olukorras Renato 4 pealt jookseb tsooni 2 ründama, on väikse riskiga, see oleneb ka vastase serviast tegelikult, millist servi lüüaks, et palju seda aega jääb. Aga praegu see lahendus õigustas ennast. Ma praegu ei pannud tähele, kas tema jooksis ikkagi võrgu eest või tegi ka seda, mis me nägime karikafinaalis Pärnu diagonaali tegemas? Jaa, jookseb ka ikkagi kaugemalt. Ümber, et on hakatud nüüd seda kasutama pärast seda reeglite muudatust, kus võib hakata liikuma siis, kui pall käest lahti läheb siis servi all üles vise. Aga Kais tsoonist 2, Wilsoni blokist pall auti ja 9-6. Wilson enda peale pahane, et sealt käte vahelt see läbi läheb, on see kõige vastikum tunne, sa oled seal olemas ja mees lööb sulle sisse ka, aga käte vahelt see pall minema läks. Jäin korraks vaatama Wilsoni numbreid, on tema üks selline võtmemängija, kelle rünnak võib muutuda väga oluliseks ja mees on saanud ainult 4 tõstet täna. Ja seal peab hakkama Välima natuke rohkem laiali neid asju ajama. Põldmaale tühjaks, Renato kuidagi jõuab sinna, aga no sellist blokki
väga ei panda ette, nii et punkt ikkagi Selver TalTechile ja no minu arvamus on kogu aeg olnud see, et kui Kusti Nõlvakul on see pall seal võrgu kohal, siis ta on selles tõste peitmises ja varjamises üks paremaid Eestis. Absoluutselt nõus sinuga. Välimaa, Neljatsooni Wilson juba ka hästi keerab nüüd Wilson. Kas on üldse võimalik, et see õlg sealt niimoodi välja keerab, aga Wilson seda teeb? Koostöös Randmega selle palli sinna toimetada saab, et päris hea sooritus ei ole selline klassikaline koht, kuhu kaitsemehe peaks panema seisma, et ei jäänud tõsta mugavalt ette ja pidi sellise lahenduse välja mõtlema. Aga 25-aastane Tarvo Täht nüüd servimas, korralik palling, Põldmaal vastuvõtt ka okei. Nüüd natuke ei klappinud, mitte natuke, päris palju ei klappinud seal see paibi kombinatsioon. Renato 2 tsoonist ja vajalik punkt nüüd Parrus Võrule. Tulevad Võru mehed lähemale Selverile. Hoopis teine pilt juba tablool, Renato oma asjad teeb ära, vaatame palju tal punkte kogunenud on, selgelt on ta nii-öelda aktiivsemaks muutunud rünnakul, 13-7 siis tema rünnakud praegu ja 54%, 2 viga selle juures teinud, nii et täitsa korralikud numbrid. Aga nüüd tuleb serviviga Tarvo Tähelt ja punkt Selver TalTechile ning Mihkel Varblane servijoone taga on. 26-aastane 199 cm pikk temporündaja, et oli ka kuni 2022. aastani Selveris ja siis käis vahepeal Austrias ning Belgias ja lööb servi ässa nüüd Mihkel Varblane. Ja see on see, mida vähe kasutatud täna on, et selle planeeriva serviga Wilsonit püüda ja see tulemus oli praegu näha, mis sealt tulla võib, et nii-öelda oksakohaga see pall tribüüni peale lendab. Ja tuli korraks Võru lähemale, nüüd taaskord Selver saab paar punkti järjest ja 12-8. Wilsonil nüüd enam-vähem käes, Renato ei klapi kõige paremini see tõste, aga ilus koks Renato poolt ja 9 punkt on tõsiasi. Ei olnud nii peen koks nagu siin Põldmaa on näidanud. Põldmaa näidanud on ja mida Kais on suuteline tegema, aga praegu pigem oli Selver TalTechi enda kaitse ebakõla, et seda üles ei joostud ja jälle see väike hetk väljakul, kui liberot ei ole. Täpselt. Aga vaatame, Renato Elmering suutis väga korraliku servi lüüa. Lööb nüüd ka, Maar saab selle kuidagi kätte. Ja Jefanov läheb seal blokki otsima, aga ei saa sealt käsi kätte ning punkt Parrus Võrule, 10-12. Väga hästi, Kristo Kollol oli aega ka jälgida oma blokimehi ja neid puuteid ja otsuse isegi teha, et kas seda mängida või mitte, et päris pikalt ta seisab ja Jefanov on tuntud oma päris pikkade löökide poolest ka. Vaatame, millega nüüd siis Renato jätkab. Väga hea, aga no milline vastuvõtt Maarilt. Kas toovad üles? Toovad veel, saavad uue võimaluse nüüd Selveri mehed. Keskelt taganit, seal on Treiali käed ees, Maar julgestamas. Põldmaa ühese bloki vastu või tühja vastu, Kollo toob selle kaitses üles, võrgupealne võitlus. Maar keskelt taas kord ja hästi Treial võtab keskelt kinni ning lõpuks saavad ühe pika pallivahetuse nüüd Võru mehed ka enda poolele. Ja see võis olla see emotsioon, mida Võru meestel hädasti vaja oli. Lepp oli ainus, kes seda julges või jõudis välja näidata, ülejäänud meestel on siin tegemist, et hingamine taastada, sest et tõesti pikk ralli oli ja arvan, et mängu huvides on see väga hea, et Võru poolele see tuli. Igal juhul nõus sinuga, 11-12 vaid punkti kaugusel. Parrus Võru nüüd Selver TalTechis siin teises skeemis ja Renato jätkamas. Jefanovi leiab üles sealt, aga väga korralik vastuvõtt, saab ise lüüa ja lööb ühesesse Wilsoni blokki. Ja Wilson saab kasulik olla siis blokis, kui talle tõsted ei anta, et mees peab endal ise tööd otsima. Ja olemegi jõudnud viiginumbriteni, oli 12-8 nüüd. See oli see seeria, mis esimeses skeemis jäi Renatol tegemata, millest rääkisime korra. Ja 63-aastane Haavo Keel kasutab ära oma esimese mõtlemisaja teises skeemis seisul 12-12. On hakanud nüüd individuaalseid õnnestumisi tulema Parrus Võru meeskonnal, et sealt on see vahe kinni nõelutud. Eks neil ole neid vaja ka ja Renato on oma taset hoidnud ja ütleme just selliseid kontrapalle hästi ära löönud ja teised saavadki võib-olla tegeleda siis ka nende kiiremate, mugavamate pallidega, et
et on paremini kindlasti sujunud neil praegu. Sa siin räägid ilusti meeste vanustest ja ma ikka mõtlen, et kas need numbrid sul tõesti õiged on, et mitme mehega jäin juba mõtlema, et Aavo veel 63, Treial 33, ütlesid sa vist juba, et mulle aeg läheb kiirelt, Taavi. Tuleb üllatusena kuidagi, et need numbrid juba sellised on, jah. Jaa, ma eeldan, et mul on õiged numbrid. Ja ei, ilmselt ikkagi on, jah. Kunagi ei tea muidugi, aga vaatame, 12-12 ja Renato jätkamas. Väga korralik palling ja lüüakse Silver-Maari peale täna esimene äss ka. Kui siin ikkagi päris mitu pallivahetust ja servi järjest sai Maari kiita, et päris hästi töötles seda, siis see serv oli isegi talle liiast. Ja leiame siis täna esimest korda ennast olukorrast, kus Parrus Võru on juhtima saanud mängu. Ja Aganits loeb sekundeid sõrmede peal, Uku-Rummi kõrval ta seisis ja luges terve servi valmistumise aja tegelikult sekundeid. Ei pannud mina tähele seda, ei hakanud ise kaasa lugema, aga Andri sai kindlasti üle 8. Andri sai kindlasti üle 8. 13-13. Väga super tõste Kusti Nõlvakult Põldmaale ühelse ploki vastu ja Põldmaa toob seal punkti. Ja Andres Jefanov on taas servijoone taga. Kas ta käib kuidagi rohkem kui teised või? Ta lihtsalt on kauem seal siiani olnud. Üle ühe mängija on jälle Jefanov. Välimaa, Wilson on vaja kiiresti siit nüüd üle saada. Ei, toovad sealt Selveri mehed kaitses üles Põldmaa ja taaskord jääb ühelse ploki vastu ja Välimaa vastu. Joosep Põldmaa toob selle punkti ära. Selle kiirusega ülikeeruline midagi teha, et Treialil ka väga raske otsustada, et peaks ju valvama Aganitse, kuigi ta vist see game ei ole väga palju tõsteid saanud ja ega eelmine game'gi 5 tõstet said Selveri tempomehed kokku, aga reageerimise peal on üliraske sinna nurka jõuda. Tahtsin just tuua võrdlus, et nagu jalgpalli väravahid penaltite tõrjumisel, et pead aimama seal juba vaikselt mõne ründaja vastu. Aga Oliver Lüütsepp seekord ei lase seda seeriat kohe pikaks, võtab pärast esimest pallingut juba time-out'i ära seisul 13-14. Mikrofone meil ei ole treeneritel küljes, nii et aga Oliver Lüütsepp õnneks väga palju gestikuleerib kätega, nii et ma enamus jutust saan aru tegelikult, mis ta räägib. Nagu sa ütlesid, sa oled tema käe all mänginud, mida need käemärgid tähendavad. Ja esimene pool time-out'i läks plokist rääkimisele, siis rääkis, et olge valmis nurgaründajate nendeks kõksudeks ja servikõksudeks ka lühikeseks serviks, et kuna Treialit palju otsitud on just Stefanovi servil. Ja vaatame, kas see võib ka nii minna, et kui Jefanov plaanib selle palli mängu jätta ja mitte väga kõvasti lööma minna, siis ma usun, et on variant küll, et Treial saab seal vastu võtta. Ja täpselt nii, täpselt Treiali peale see minemas oligi, aga seekord jääb põrk ette ning 14-14. Oliver Lüütsepp ei jätnud ka tähistamata rusikas püsti, et rääkis õiget asja ilmselt time-out'il ja segas piisavalt ka Jefanovit. Ei ole Jefanov servil täna eriti eksinud, kas oligi esimene viga? Peaks olema teine viga tal nüüd siis servil ja 4 ässa kõrval. Wilson paneb ka nüüd juurde natukene õlga seal servil ja servi äss on tõsiasi 15-14. Selgelt vastuvõtul on kahe võistkonna aegkord muutunud, et kui, mis ma mainisin, siin oli 33 Võrul esimene game ja 60 Selver TalTechil, siis Selver TalTechil nüüd 45, Võrul 64. Nii et ühest küljest vastuvõtt, teisest küljest ikkagi Võru on oluliselt paremini servima hakanud. Igal juhul nüüd Wilsonilt serviviga ja 15-15. No loodame, et läheb see game'i lõpuni ikkagi siin punktis ja saame ühe mängumeeste game'i lõpu ka. Ja võime vaadata täna ka 5 game'i, et kiiret ei ole. Usun, et ka sina jääd Tallinna, ka homme meil on rõõm võrkpalli vaadata. Ei ole kuskile kiiret. Ja teemegi võib-olla selle kiire ütluse ära, et homme küll Delfi spordivahendusel Tartu euromängu ei näe, küll aga Inspira näitab seda kell 20.50 algavas ülekandes, siis meie Tallinna stuudios Taaviga seda kommenteerimis oleme, et hoidke silm peal ja vaadake Tartu euroteekonna jätku. Aga nüüd selle mängu juurde tagasi, Treiali palling ei ole kõige paremini Põldmaal käes ja Jefanov ühe tsoonist hea kõrguse pealt lööb selle palli punktiks. Matasid Selver TalTechi mehed korra ära, kui Kusti Nõlvakud põradal nägid, et ja ega seda ei taha väga näha keegi ilmselt. Aga tundub, et mehel kõik korras ja
Aavo Keel teeb vahetuse. Servivahetus. Andri Aganits ikkagi tema asemele Jan Stoog. Tuleb vähe teravama käega meest tuua. 21-aastane siis Jan Stoog, 193 sentimeetrit pikkust mehel on ja tuuakse servima. Ja peaks tema puhul tegemist olema hüppelservi mehega. Jääb madalaks, mulle tundub see vise. Wilsonil korralik vastuvõtt, Kollo 4 tsoonist anitamas ja ilusti ploki taha. Kristo Kollo paigutab selle palli ära. Ka täpne mees, et ja ka üle keskmise hea rannamees võiks ka neid kokse teha. Kui sa oled maailmameister ja Euroopa meister rannas, siis pigem üle keskmise, pigem üle keskmise, jah. Aga 17-16 ja Anton Välimaa. Planeeriva Kais oleks auti läinud, Kais otsustab võtta. Saab ise päris hea tõsta sealt Maarilt, Põldma nüüd julgestamas. Nõlvak, Kais ühese vastu ja Renato käed on seal ees. 18-16. Ja päris mitmes selline plokk täna, vähemalt 3, kui mitte 4, selline 1-1 vastu ja mitte, et napilt põrkab taha piiri peale, vaid ikkagi väga kiirelt tuleb tagasi. 18-16 Võru juhtimisel Välimaa läks nüüd üllatama ja tundub, et see oli Oliver Lüütsepa soov, sest et ta tõstis kohe käe võistkonna ees, et tema viga. Võttis selle vea enda peale ja ilmselt palus üllatada siis Kerivaga ja tundub, et Välimaa võib-olla just mängus ei ole harjunud seda veel nii palju panema, et see oleks käe sees olnud. Aga Renatole hea tõste, Wilson julgestamas, Välimaa, Kollo 4 tsoonist, ilusti toob selle ploki kaudu tagasi. Välimaa, veel Kollo 4 tsoonist, Kais kaitses all. Varblane jätab oma poolele ja jätab selle veel super tõsteks sinna Kaur-Erik Kaisile. No ei ole väga tihti temporündajaid nägemas ühe käega tõsteid tsooni 4. Jaa, see hooaeg isegi mõned on tulnud. Tuleb meelde ka siin karikafinaal, kus Mart Naaber üllatas kogu Eesti võrkpalli üldsust, ma arvan, nii mõnegi liigutusega ikka kiire selja taha tõste ja et on tempomehed ka vaikselt osavamaks saanud. Keskelt Tarvo Täht, Maar toob selle üles, aga saavad võrukad uue võimaluse. Renato ja ilusti piki piiri ploki ladvast ning punkt Parrus Võrule. Nüüd Renato korralikult tassib, et eelmine ralli ka tegelikult väga hea, kohe pärast punkti Kristo Kollo ka rahustas võistkonna maha, tegelikult tehti väga häid liigutusi. Wilson oli maha magamas ühte julgestust tegelikult, aga Kollo ise võttis sealt plokist väga hästi palli tagasi, saadi ülitäpselt jälle kätte mängida sidemängele, nii et tegelikult tehti väga häid liigutusi ja põdema ei jäädud. Aga Kristo Kollo nüüd super platseeritud palling ja toob servi ässaga tabloole 20 punkti ja 20-18 Võru juhtimas. Oli see Võru meeskonnale 4. äss tänases mängus, kui Selvert Altech on löönud 5, nii et ega see game neid väga juurde ei ole tulnud. 1 on tulnud, esimene game siis mäletame, et Jefanov üksinda 4 lõi. Kollo uuesti läheb sinna ühe tsooni seda pallingut otsima ja Kyle Wilson võtab Kaur-Erik Kaisi kinni ja Aavo Keel ütleb iseenda ette paar krõbedamat sõna. Ja nüüd ütleb ilmselt meestele ka kohe. Ei ütle, võtab lihtsalt time-out'i ja ilmselt peale seda ütleb. Lugesin täna Georg Sonne intervjuud Mats Ronessiga ja siis Georg küsis Ronessi käest, et kuidas siis on, et Aavo Keel väga konkreetse ütlemisega ja nii edasi ja Roness ütles, et Aavo räägib eesti keeles, ma ei saa aru. Nii et Roness veel ei teagi, et Aavo on otsekohene. Just. Aga tõesti, eks Aavo võib-olla siis mängijate vahendusel neid asju edasi annab. On Aaval ennemgi norrakaid võistkonnas olnud ja on kõik jutud räägitud saanud. Selles ei kahtlegi, et noored mehed kõik räägivad keelt ja kindlasti Valdis Kaavi treenerina, et ei ole probleemi. Ja võrkpallikeel on väga universaalne ka, et olen ise ka mänginud nii, kus peatreener millegipärast enamus trenni viis läbi itaalia keeles, nii et aga kõik sai tehtud. Aga vahepeal meie jutu jätkuks siin Kristo Kollo paneb taas väga korraliku pallingu, see tuleb üle ja sealt Wilson lahendab, tuleb vahetus ka. See mees, kellest rääkisime, Mats Roness tuleb väljakule ja Kaur-Erik Kais väljakult ära.
kui Kais on rünnakul täitsa tubli olnud, 8-4 ära löönud, siis jah, vastuvõtt oli see, kus ta natuke vahele jäi ja Rones seda olukorda päästnud toodi ja siin oli palju puuteid Võrul tegelikult. Tundus mulle, et see pall käis trossis, aga... Ja täpselt nii kohtunik näitaski. Näitas ikkagi hilinemisega, jah. Otsus oligi 4 puudet. Kollo väga kavalalt avas selle punkti pärast vahetust ja Vilet kohe jalad maas, serv mängu. Ta ikka iga mäng teeb selle korra ära vähemalt. Jaa, aga Selver Taltech selle praegu hästi ära lahendas. Rones lööb nüüd muidugi selle pallingu saalist välja põhimõtteliselt ja 23-19 on Parrus Võru seda teist geimi juhtimas ja 2 punkti lahutamas geimi võidust. Tuleb servi vahetust, Arvo Täht väljakult ära ja Robin Kahu väljakule nägime ka, esimene geim nägime, kui Wilsoni asemel tuli Kahu. Ronessi serv oli ilmekas näide sellest, et kui sa oled 50 minutit seisnud siis ja saad kohe väljakule tulla servima minna hüppelt servi, siis see on see tulemus, mis tulla võib. Ja Kahu teeb vastupidi see tulemuse, et lööb lühikeseks 2 mehe peale kokku, oleks saanud siukse hea keskmise servi. Jah, ma arvan, et Oliver Rüütsip ka võib-olla on petnud selles, et ta ei läinud seda kõvasti lööma ja see viga sealt ei tulnud, et sellise pehme liigutusega tuleb see viga sisse, et loomulikult vahetusest on raske tulla, aga see on ka roll ja see on ka oskus, mida õppida. Varblane, siukse hübriidi ja lööb ässa sinna Wilsoni peale. Pigem oleks see pall sees olnud, arvan mina ka. Kristo Kollo ka ütles Wilsonile, kui Wilson küsis talt, et kas oleks Saudis olnud, siis Kollo näitas talle ka, et pigem sees. Ja jälle kehakeele ekspert, nagu ma olen. Wilson seal Renatole ütles ka, et ta ei oska kohta valida, kuna tuleb nii kerivat kui planeerivat, nii et ta ei oska siis võrgust kaugust valida, et kuidas vastu võtta. Aga lööb selle palli sinna bloki ja võrgu vahele. Jah, seal maandumisel mehed natuke kokku läksid ja see alati natuke selline ohtlik olukord on ja aga nüüd see ka vaatama, et kas Wilson tuli alt läbi või... Aga tundus, et ei olnud. Tundus tõesti siit meie juurest ka, et tegelikult tema oma poolel püsis, aga eks need jalad käivad ju sealt võrgu alt kõigil läbi ja kokku põrkavad ja kui see tasakaal seal ära läheb, siis see maandumine keeruline on. Esimene game pall Võrule, 24-21 ja väga võimas palling Renatolt, saab ise nüüd kaitses ka mängida. Välimaa, Wilson 4 tsoonist ja piki piiri. 25-21 võidab teise game'i Parrus Võru meeskond. Viigistab sellega kohtumise seisu 1-1. Me teeme pausi ja oleme tagasi 3. game'i alguses. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest.
edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top Auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Head võrkpallisõbrad, oleme tagasi Delfi Sport vahendusel TalTechi spordihoonest. Helme Messer Balti liiga, Selver TalTech, Parrus Võru, geimid 1-1 viigis ja Taavi pilk statistikasse. No, võrkpall võib olla väga loogiline mäng. Pane servil juurde ja kõik muud asjad tulevad riburada pidi järgi. Ehk siis Võru hakkas ilmselgelt paremini servima, servis lausa nii hästi, et Selver TalTechi vastuvõtt kukkus positiivne vastuvõtt 28% juurde ja excellenti, mis siis on ideaalne vastuvõtt, seda ei olnudki. Jään nii väga silma, ütleme, et ei vaadanud ka eraldi, et tõesti seda ideaalset vastuvõttu praktiliselt ei olnudki, aga tõesti serviga jälle ära murti, lõi Võru lausa 4 ässa ja tegi ainult, ütleme, 6 viga, nii et korralikku survet peal hoiti ja nagu mainisin, sealt tuleb järgi ka plokk, pandi 4 plokki Selver TalTechi 1 vastu. Aga nüüd Maarilt on küll excellent vastuvõtt. Tõste 2 tsooni natukene, võib-olla kukub sinna võrgu peale ta ära, aga Jefanov saab sealt enne selle palli pushballiga üle toimetatud. 1-0, 3. game ja Andres Jefanov kohe ise ka servijoone taga. Maar oma asjad täna päris kenad hoidnud, et positiivne vastuvõtt 50 juures ja excellent 30 ja... Tundub, et Jefanovile siit poolt väljast meeldib rohkem seda servi lüüa. Mulle tundub, et mõlemale võistkonnale meeldib sealt poolt rohkem lüüa, et Renato ka eelmine game alustas just, ütleme siis, oli see tema võib-olla, kes selle võistkonna servil käima tõmbas just sealt samast. Ja Platsmärg natuke see kuivatatakse kiirelt ära. Tublide laste poolt ja Jefanov saab jätkata. 2-0. Lepp toob 1 käega selle veel sealt ülesse ja Wilson leiab sealt augu ja lööb auti ikkagi. Lööb ikkagi auti. Küll ja tundub jah, et ei hakata seda challenge'iga vaidlustama ka. Võtame, kas on meil mingisugune... Ja pigem ikkagi oli out tõesti, et... Aga ma olen üllatunud, et ta sealt siukse augu veel leidis, et... Ja oli tegelikult eelmise game'i lõpp ka Selver TalTechil korra. Oli siis isegi viimane punkt, kui Kusti Nõlvak taheti seal puruks lüüa, et blokikohad ta ei klappinud ja kaitse oli liiga lähedal, midagi sarnast praegu oli, aga selle taustal Jefanov paneb oma 6. ässa. 6. ässa, et... Kui siin on räägitud, et kas 7 ässa üldse on selle loo ajal keegi üle tegemas, siis mees ise teeb selle täna üle, mul on siuke tunne ja Oliver Lüütsepp peab tõesti taas selle mehe pidurdamiseks kasutama game'i alguses ära time-out'i. 4-0 ja Jefanov joone taga jätkuvalt on see, kus midagi teha ei ole, tuleb see time-out ära võtta ja selgitab ta seal aktiivselt seda vastuvõttu olukorda ja kuidas seda surmata, aga on Jefanovi kasuks räägib ka see, et tal on nii palju erinevaid sektoreid ka, et kas ta kõik oma tugevama sektori, tugevamad kiirused ja löögid sinna igale poole suudab lüüa, aga ta suudab igale poole lüüa, et võib-olla sinna tsoon 2 lühikest võib-olla ei ole, aga noh, kui sul juba kõik ülejäänud on, siis seda võib-olla ei ole vaja ka, nii et vaatame, kuidas pärast time-out'i, mis ta kaardipakist välja tõmbab. Paneb kindla peale mängu, Lepal korralik vastuvõtt, Wilson läbi trossi sealt saavad kätte, Kais läheb seda veel lööma kõvasti, aga seal on Anton Välimaa ja Henri Treiali käed ees ja said väga vajalikul hetkel nüüd sellest raskest kohast üle Parrus Võru mehed. Kais siis tagasi tulnud ja alustas ka seda game'i ja
ja mis vajab jälle mainimist, on see, et Välimaa ikkagi nopib oma plokid ära, et tegelikult kuskilt otsast ei oskaks öelda, et ta heade plokinäitajatega mängi on, aga kui eelmist hooaega mõtleme, siis vist oli üks liiga parimaid. Üks liiga parimaid blokeerijaid tõesti. Ja et ta väga korrektselt hoiab, ei ole kõrgus nii meeletu, aga see ploki korrektsus, käte hoidmine, see on tal tõesti väga hea. Aga nüüd rünnakust punkti juurde Selver TalTechile ja 5-1 seisul Joosep Põldmaa servijoone taga. Jaganits ka vahelduseks rünnakutööd. Ei ole tempomängijad väga palju just eelmine game tõsteid saanud, aga kui ma neid vastuvõttu numbreid rääkisin, siis eks tõde seal ongi, miks neid tõsteid sinna panna ei saa. Aga nüüd Renato väga võimas rünnak. Ilusti piki piiri ristnurka ja punkt on tõsiasi 2-5 Võru poolt vaadatuna. Jälle ei saanud aru, et kas oligi ploki kaitsekohad nii valitud, et jääb natuke piiri lahti, aga kaitsemänge mängib ka siis 5-6 tsooni vahel Silver Maari siis mõtlen või oli siis ikkagi jälle ploki kohavalikul väike ebakõla. Ai, nüüd Renato läks seda natukene liiga uljalt sealt ühe käega tõrjuma, et see pall oleks väga audis olnud, aga tundub, et ta arvas, et kas oli plokipuude seal vahel? Ilmselt küll ei olnud Jefanov lihtsas olukorras ja pani lihtsalt midagi teele, aga taaskord õnnelikult. 6-2, Selver TalTech natukene paremini siin kolmandas game'is ära saanud. Tuleb nüüd päris korralik hüppelpalling ka Andri Aganitsalt ja Kollo läheb sinna diagonaali otsima, täna mitmes kord juba pahandab võrgu peale ka. Vabandab peakohtuniku ees. Aga Aganitsalt ei tulegi meelde, et ma nii tugevat hüppelpallingut talt näinud olen. Just jälle hea näide, kuidas vise on pool servi, et sai hästi palli kerima hea kõrguse peale, korraliku hooga peale minek, et väga loogiline sellises ilusti klappis see tehnika, et vaatame, kas suudab seda veel panna, natuke madalaks. Peab siukse pool planeeriva panema ikkagi. Renato ühed tsoonist ja Renato on hea soos praegu olnud. Top punkti juurde Parrus Võrule. Nüüd siis, kui ma enne küsisin, et kas ploki kaitsekohad olid õiged, täpselt sinna ta selle palli lõi, kus Silver Maar tegelikult enne oli, et nüüd olid need kaitsekohad juba natuke teised, siis temporündaja kaitsega, aga täpselt sinna see Renato pall tegelikult läks. Et Silver Maar muidugi loeb ka kindlasti väga hästi seda mängu, et ja Jefanovi rünnak läheb Pilsoni kätest lakke 8-3. Jefanovi servist oleme täna kõvasti rääkinud, aga vaatame, mis mees rünnakul teinud on 19-10. Ta annab siis ikkagi üle 50. 53 on see protsent ja on 5 viga sisse tulnud, mida võib-olla võiks natuke vähem olla, aga ikkagi head mängu on mees tegemas. Ja Kollo hästi lööb sealt varblase kaenla alt selle palli ära ning toob punkti Parrus Võrule 4-8 Parruse poolt vaadatuna. Ja kui siin pärast esimest game'i olid Kollo ja Renato siin tõstete arvult võrdsed ja ka punktide toomisega võrdsed, siis nüüd on selgelt Renato oma teed läinud, siis ütleme võistkonna siseses punktiarvestuses. Renato juba 16 punkti peal, Kollol oli nüüd 9. punkt. Aga Jefanov lööb ploki ladvast ja Lepa kätes selle palli taas kord auti ja 9-4. Ja Kaur-Erik Kais, valitsev Eesti meister, tema paariline ka täna saalis mängu vaatamas on. Jaan Rebelit hetkel näen küll saalis. Korralik palling, Välimaa, Wilson ja lööb ühesesse blokki sealt nüüd Kail Wilson, Jefanov. Nüüd küll viskas neid käsi väga hästi seal, et nüüd viskas tõesti, just kui oleks näinud seda tühja kohta väljakul ja selle palli täpselt sinna suunanud, et sai siis Jefanov oma esimese plokipunkti ka, nii et mees on igas elemendis nüüd resultatiivne olnud. 10-4, Kais jätkamas. Väga korralik palling, aga Lepalt super vastuvõtt ja Tarvo Täht tahab seda hirmus põhja lüüa ning lööb selle palli võrku. Ja tuleb kiita liberoid, koondise liberotega tegemist on ka kahel pool võrku ja mõlemad ikkagi väga hästi on täna hakkama saanud. No nii, ja näeme ära nüüd Roland Järve väljakul. Ma pean sulle ütlema, mul ei ole Võru meeskonnas Ronald Järve kirjas, et öelda palju vanus ja pikkus on. Aga me saame selle vea parandatud varsti. Vanusega on tal hästi, paremini kui pikkusega.
Täpselt nii see on, aga järjekordne serviäss ja 12-4 on nüüd natukene paljuks vahe läinud siin game'i alguses. Ja tuleb jah, time-out'iga seda päästma hakata, aga tõesti juba game'i alguses ütleme 4-0 pealt oli veel midagi teha, aga 12-4 pealt on juba natuke keerulisem. Aga klatime Ronald Järve vanusega ära, 32 on, et temal siis tundub, et maikuus on äkki sünnipäev, kui ma ei eksi. Jaa, 10. mai. Ja pikkust ka 178 sentimeetrit. Piisavalt. Kaalunumbriks ütleb internet 71. Julgen kahelda. Eks pärast tuleb täpsustada või lasta tal ära parandada volleyboksisse. Kindlasti lähme uurime selle ka välja pärast mängu. Aga Kais jätkamas nüüd pärast time-out'i ja lööb veel Wilsoni peale ühe ässa. Ja üsna nõutu ohe tuli nüüd sealt Oliver Lüütsepalt. Vaatab oma mängijate pinki. Ega ei saagi midagi väga ette heita, selle mõttes, et me ei ole täna neid asjasid väga palju näinud. On Jefanov löönud kahe vahele, on tribüüni peale lennanud pallid. Aga seda kurikuulsat lage ei ole pidanud täna väga palju mainima, siis nüüd ikkagi 2 või 3 järjest. Kais hakkas seda järjest ära kasutama. Aga nüüd tuleb serviviga Kaur-Erik Kaisilt, kes aitab ise siis Parrus Võru sellest asetusest edasi ja 5-13 ning Tarvo Täht servimas. Ja mingid sorti vahetused on ikkagi Oliver Lüütsepal plaanis ka, kui see seis selline on, et tundub, et ta seda game'i võib-olla mingi hetk enam päästma ei lähe. Jah, et võtab ilmselt mingi hetk siin põhid välja korra ja annab noortele võimaluse, aga Tarvo Tähe palling ka läks kerivat lööma ja lööb selle võrku. Aga Mihkel Varblane läheb tugevat hüppelpallingut lööma ning lööb ka selle võrku. Nüüd on võrk ära testitud mõlema poole pealt ja vaatame, millega Renato meid üllatab siis servijoone taga. On vaja üllatada 8 ässaga. Tead, ma usun, et isegi kui siin 5 on juba hästi, oled mängus tagasi. Just, eks see kõige tähtsam on see emotsioon üles saada, et tegelikult game'i minna on piisavalt, aga ei, hästi saavad Selveri mehed selle kätte. Ja Ronald Järv super pidurdusblokis. Väga kõrgeks ajab selle tõsta nüüd Wilsonile. Toob Maarsele kaitses üles ja Järv ei ole endiselt vilet olnud veel, aga see pallist oli ikkagi maas. Tundub, et keegi ei apelleeri ka selle peale. Tundub, et me võib-olla ei kuule seda vilet nii hästi, aga hästi ära tõid, et see, mis Silver Maar näitas ette, Ronald Järv läks järgi tegema, aga napilt puudu jäi. Aga super pidurdusblokis muidugi Järvest. Jaa, absoluutselt. Üheses blokis ka veel ja saad sealt korraliku pidurduse. Nüüd jääb kaugeks see vastuvõtt. Kollo hästi mängib Jefanov kaitses. Põldmaa peab anitama sealt Renato kaitses all. Järv. Renato lööhed tsooni ja Renato ei taba seda ja lööb planeerima ning outi selle palli ja 16-6. Tahtsin juba öelda punkti all, kui Renato ise seda mängis, et hästi nii-öelda Selver Taltechi poolt mängitud pall, et Renato ise enam rünnakule ei jõua, aga Ronald Järv talle ikkagi selle palli usaldas, kuigi tal see pealeminek väga kiireks läks, aga oligi näha, et mees enam mugavalt seda palli endale ette ei saanud. Jefanov kerivaga nüüd hästi käes Renatol. Wilson neljab tsoonis, kas selle Maar toimetab üle ka veel? Jaa, miks ei toimeta? Ja kas on sees ka? Võtavad, ma usun, et nad võtavad challenge'i. Mis neil kaotada? Igal juhul tuleb võtta, seis on selline ja no seda tuleb kontrollida, et olin täiesti kindel, et Silver Maar ei saa absoluutselt seda palli isegi siia poole. Siin ei saa sellele pallile kaarte anda ja veel töödelda ja kuidagi viimasel hetkel ta sinna jõudis ka, aga mees on üllatusvõimeline. Ja kõige pea oleme targemad. Jah, ka videokohtunikel on tegemist, et kontrollisid ühe kaamerapildi üle, aga ka enda kontrollimiseks vaatavad ka teist nurka, et see hinnang anda. Mina seda teha ei julge. Jah. Õnneks see ei ole ka meie töö, meie saame lihtsalt pärast kommenteerida seda. Ja see pall on sees. Silver Maar toob rünnakupunkti. Just,
ja ma tahaks näha, et see oleks ka statistikas ikkagi olemas. Ja saime ilmselt selle aasta highlighti ka, et mida hakata nüüd üle tegema. Kolmas game ja seisuks oli 16-6. Silver Maar, tere tulemast Helme Messer Balti liigasse. Saime ühe resultatiivse libero endale liigasse. Aga Jefanov nüüd jätkamas. Kerivaga Lepa vastud kauget, Reial hanitab Jefanov, Maar mõlemad seal all. Ja seekord jääb lühikeseks see koks. Täna on hästi toitnud need tal, aga seekord maandub võrgus. Eks vist rohkem sõrmedega hanitama nüüd ja tundub, et ei ole tema element, et peaks endale ikkagi kindlaks jääma. 7-17 üllataval kombel ei ole ikkagi Oliver Lüütsepp. Läks istus ise hoopis ka sinna maha, et ei ole noori seal sisse hakanud viskama veel. Aga nüüd käib vist Kaljuvee juurest läbi äkki. Põldmaa rünnak ja nüüd on Wilsonile on küll see lagi nüüd selles game'is madalaks jäänud. Hakkab ilmselt varsti vaikselt närvi ajama tõesti, et saab ju mees puutad kätte, jääksid ilusti mängu, aga kahjuks seal see punkt lõpeb, et tuleb ikkagi sisse viia need reeglid, mis vist USA ülikoolides äkki naistel on, ei ole kindel, kas naistel ka, et laepuude aute ei ole ja võib edasi mängida, kui võimeline ollakse. Aga nüüd serviviga Põldmaa poole pealt 8 punkt ja Kabanen on tulemas siis väljakule. Temporündaja Kristjan Kabanen, 2006 aastal sündinud Hiiumaalt pärit poisiga peaks tegemist olema siis. Hiiumaalt on häid võrkpallureid tulnud ennegi, loodame, et tuleb ka tulevikus. Ja nagu ma vaatan, siis Silver Maar seda rünnakupunkti ikkagi ei saanud, kirja ei saa ja tegelikult Alari Saarmind juba koolitas siin telefoni vahendusel, et ei märgitagi, märgitakse vastase tehniliseks veaks, kui libero resultatiivne on, nii et oleme jälle targemad. Aga purjetab see game lõpupoole. Took saab veel servima tulla, aga vahe on ikkagi selline, et tõesti siin mõlemad võistkonnad võiks juba järgmise game'i peale ilmselt mõelda ja nooremaid mehi sisse panna, aga sama oluline on samas ka seda head minekut Selver TalTechi poolel hoida ja tegelikult ikkagi ikkagi Võrul põhimehed vaja käima saada. Ja ei klapi, eks võib-olla on ka see, et Järv tuleb sealt esiliigast, kus peab natukene ütleme siis joonele lähemale neid tõsteid lükkama, kui siin pead ikkagi rohkem võrgule lähemale neid tõsteid lükkama. Renato ei ole lihtsalt hea tõstega harjunud. Et seda niikuinii. Olen eluaeg olnud Ronald Järve tõstete fänn, nii et selles pole küsimust. Jah, ka mina olen talle üht-teist võlgu, on tema mind nii-öelda 2 korda välismaale tõstnud, et pärast temaga mängimist alati need pakkumised kuidagi välismaale tulid ja tema mind siit ära saatis. Ja Jan Stook teeb nüüd servivea 9-20 ja Ronald Järv servima minemas. Erinevalt Taganitsast, 1 aasta poisid, Järv ei ole läinud hüppet servi peale, et ikkagi tema võib öelda aastakümneid seda sama liigutust teinud. Nõlvak mängitakse vahet, aga Kabanen, Steven Kabanen võtab Mihkel Varblase sealt kinni. Ja ei ole ka Lüütsepal muud teha, kui kerge muie näol vaadata, mis just toimus. Kas proovivad kohe uuesti? Ma usun küll. Kusti Nõlvakut teades, ma usun küll. Kummale see nüüd oli? Aga mulle tundus, et Kaur-Erik Kais oli vist võrgus, kuigi ise ta ütleb, et ei olnud. Seda on võimalik kontrollida. Keegi igal juhul oli ja siin võetakse ka vaie. Siit ülevalt tundus mulle ka, et Kauri käsi käis võrgus, aga see vaatame õige pea. Saame videost... Tore on näha, et meil on kohe ka publiku seas on inimesi, kes tulevad vaatama kohe seda videovaide värki. Jaa, see on populaarne koht mängu ajal, et siia peaks eraldi kallimaid piletid hakkama müüma. Et Deniss, kui järgi vaatad selle mängu, siis tead, et saad müüa kallimalt pileteid. Et on ju selles mõttes saalides võimalik panna muidugi see videokorduste pilt pärast vaatamist ekraanidele ka, et on pooldajaid, on vastaseid, et kas seda on vaja näidata,
aga jaa, igal juhul huvitav on mõned sekundid ju varem seda teada saada ja videopildist siis seda kordust ise ka jälgida. Ja see punkt läheb hoopis... See läheb Selver TalTechile. See läheb hoopis Selver TalTechile, sest et blokk oli võrgus hoopis. Just nii, et Kaur-Erik Kais rääkis õiget juttu ja oli ikkagi vastane võrgus. Ja 21-10 Kustin Õlvak servijoone taga. 34-aastane, 190 centimeetrit pikkust. Eelmine hooaeg siis Bigbank Tartus käis ühes võrkpallipodcastis, ütles, et lõpetab ära saalivärgi, aga ometi on ta tagasi. Aga Kollo nüüd toob rünnakus punkti ja 11-21. Kollo vaikselt kasvatab oma punktiskoori, 10 punkt see temale oli ja mis iganes sünniaastal oled, ikkagi peab väljakul püsima, ei anna Oliver Lüütsepp talle seda puhkuse hetke, võib-olla jahtuks mees maha ka. Meiega sama aasta poiss, et me peaks olema... Minust on ta isegi vanem. Siis minuga sama aasta poiss, jah. 90 tema sünniaasta on, et tean omast kogemust, ega ei saa istuma minna, et vanus on juba seal maal, et tuleb hoida mootor soojas kogu aeg, kui tahad. Teame, et Kollol see seljaga on selline olukord, et tundub, et praegu täna ei ole seganud, aga eks ta vahepeal ikkagi tunda annab. Lepp korralik vastuvõtt. Jakobson ja lööb selle palli võrku. Näeme juba päris sellist ütleme äärmuslikku geimi, aga eks selliseid tuleb ikkagi aeg-ajalt sisse maailma tasemel. Või karikafinaalis. Või karikafinaalis, jah, täpselt. See ei tähenda, et sa ei võiks mängu võita. Absoluutselt. Kaisi Palling, Wilsoni vastuvõtt üle ja Jefanov näitab, et on seal randmes teravust ka ja kiirust. On seal teravust ja kiirust ka. Päris mõnus pall tuli ette ikkagi, et tihti neid ei satu nii hästi, et keegi ei sega ka. Aga tõesti ilma hoovõtuta ja puhta randmega see pall 3 meetris ära käis. Aga oleme jõudnud esimese gamepallini 3. game'is 24-11 ning Kaur-Erik Kais. Ja lööb ässa Kollo peale seisuga 25-11. Võidab 3. game'i. Selver TalTechi meeskond läheb seda kohtumist game'idega 2-1 juhtima. Me teeme pausi ja oleme 4. game'i alguses tagasi. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest.
võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Tagasi oleme Delfi Sport vahendusel otsepildiga TalTechi spordihoones. Helme Messer Balti liiga, Selver TalTech ja Parrus Võru 2-1 Selver TalTech juhtimas. No see kolmas game läks väga ühte auku, aga vaatame ikkagi statistika üle. No vaatame tõesti, kui ütleme, Parrus jäi mitte päris rongi alla, aga võib-olla väiksemat sorti tramm üle käis, siis on statistika numbrid ka üldiselt väga sellised ekstreemsed. Põhimõtteliselt võtab asja kokku nende rünnak, saadi 17 üritusest siis 4 maha ja 7 viga tehti kõrvale, et sinna taha see läks. Loomulikult võime rääkida sellest, et see isu võeti ära juba serviga ja vastuvõtuga, aga tegelikult püsisid isegi vastuvõtunumbrid kahel võistkonnal küllaltki võrdsed, et 40 mõlemal võistkonnal vastuvõtt, nii et otseselt ei saa öelda, et serviga seekord ära peksti, vaid oma rünnakute lahendamine. Jah, see esimene algedu tuli Jefanovi sealt serviseeriast. Vaatame üle, mitu ässa Jefanovil on, kas ta hakkab ohustama oma rekordit vaikselt? Ohustab iga kord, kui ta väljakule tuleb, aga 6 on tal praegu koos ja ainult 1 vea teinud, nii et uskumatult hea efektiivsus ja just see, et mees on 24 servi juba teinud. Game'i jagu serve? Täiesti üksi, et see on võib-olla kõige muljetavaldavam number, mida ka treenerid tahavad näha, isegi kui seal ei oleks 6 ässa või oleks seal 0 ässa, kus on 1 viga näiteks ja 24 servi, see tähendab, et see on asetus, mis on ülikasulik võistkonnale. Ja selle jutu jätkuks servijoone taga Andres Jefanov, 1-1. Nüüd on kollal korralik vastuvõtt Välimaa ühe tsooni Renatole ja Renato kas lööb lausa võrku selle. Põldmaa küll teeb sellise näo, et oli blokk, aga ju siis äkki oligi. Usume emotsiooni, et näitas seda selgelt välja, et ei olnud Saganitsa blokk, vaid tuleb see tema arvele kirjutada. Aga 2-1 ja Jefanov taas kord jätkamas. Vaatan, et ka Mark Saru vanemad, kes alati saalis on ka täna saalis. Ei tea, kas õige pea vist tuleb hakata särgi värvi vahetama seal, mis seljas on. Ja võib-olla päris kolima ei pea hakkama Tartusse, aga sinna poole vaatama ikkagi keskmiselt tihedamalt tõesti, et veel siis üks üleminek, mis siin aastavahetusel paiku teoks sai, et ka Tartu on oma ridu täiendanud. Ja sellest ilmselt kuulete homme lähemalt Inspira ülekandest, kui Tartu mängib eurosarja. Aga 2-2 ja Kyle Wilson servimas. Ja tuleb serviviga ning 3. punkt Selver TalTechile. Jälgisin Parrus Võru mitte time-out'i, vaid siis game'i pausi ja ekstreemselt mõtlikud olid need mehed seal ikkagi enamus sellest pausist ja kõik oma ette natuke nohisesid. Oliver Lüütsepp seal ikkagi lõpus kokku võttis ja rääkis, aga on aru saada, et rahul ei saa olla, kuigi game on võidetud ja korra näidati täna ka väga head mängu, siis praegu on olukord ärev. Ja hästi mängivad praegu Selver TalTechi mehed ilusti laiali selle mängu ning tsoonist 1 Andres Jefanovi rünnakupunkt. On natukene norgus need pead seal väljakul, olen sinuga nõus ja oleks vaja mingit sellist pikka pallivahetust, mis lõpeb emotsionaalse punktiga ja siis võib hakata sealt taaskord tulema, aga nüüd ei klapi Välimaa Treial. Ja vist enne jäi sellega võlgu, et seda game'i alustas siis Steven Kabanen, kes tuli eelmises game'is sisse algkoosseisus. Tuli, ütleme, lõi pauguga ukse lahti ja see uks lahti talle jäi, et üksinda Varblase kinni pani ja Oliver Lüütsepp siis loodab, et võib-olla see on üks väike koht, kus meeskond käima läheb, aga selle jutu peale
Oliver Lüütsepp on jälle sunnitud game'i väga varajases faasis time-out'i ära võtma. 4. game ja kas 3. game'is on ta pidanud ikkagi juba seal, ütleme, enne 8. punkti võtma time-out'i ära. Just, eelmine game 4-0 sai kohe ära kasutada, nüüd on siis 5-2, veidikene parem, aga ütleme, et jah, et ega sealt väga palju mingit tehnilisi õpetussõnu ei tulnud, et on vaja kuidagi nendesse meestesse see sportlik viha sisse saada, et see ei oleks selline ainult super õnnestumiste tulemus, vaid see olekski normaalsus, et mehed ikkagi on natuke särtsakamad seal väljakul. Põldmaa Kerivaga, ei see on Lepale lihtne saak, Välimaa ühed tsoonist nüüd Renato ja lööb sellega out'i. Vaatab küll veel seal Haganitsa ja Kaisi, et kas ei võinud käed olla, aga ei, see oli ikkagi konkreetselt out'i löödud pall ning 6-2. No hakkab tulema nüüd, kui ta siin, kas teine game ikkagi tassis korralikult, siis kas see protsent on hakanud nagu silma järgi ka kukkuma, tundub mulle? Ta on saanud piisavalt palju tõsteid ja ta piisavalt palju ära ka löönud, aga tõesti, alla 50 ta nüüd kukkus eelmise veaga, et tema on natukene tõesti langetanud, 7 viga teinud, 12 ära löödud palli kõrvale, et ka natuke palju, et samal ajal kui vastas Jefanov on just kasvatanud oma ka rünnakuprotsenti, et on jõudnud juba üle 60 ja teinud ainult 5 viga, et selles võrdluses Jefanov on ka täna parem ikkagi. Põldmaa 7-2 ja lööb out'i, tuli vahepeal vahetus ka, Kristo Kollo võeti väljakult ära ja Robin Kahu pandi väljakule Võru poole pealt siis. Kollo täna sai just ka vastuvõtul kõvasti vatti, on ta 22 vastuvõttu saanud ja lasknud 6 ässa endale, et on tema kindlasti see mees, kes peabki, katab ka väga palju võib-olla väljakut vastuvõtul, on see tema päris tugev element, aga praegu proovitakse Kahuga siia mängu muutust tuua. 3 noort meest olid võitluses, 17-aastane Jefanov siis rünnakul ja Kahu ja Kabanen blokis. Jefanov jäi rünnakul peale. Bloki ja võrgu vahelisele lööb 8-3 Selver Taltekile 4. game. Ja, saame jälle kaasa elada Aganitsa servi evolutsioonile. Kuidas hakkab see ise ikkagi sõna kuulama? Praegu jälle ei kuulanud. Mulle tundus, et seekord isegi see viske kõrgus oli okei, aga ta lasi selle ise ära kukkuda. Korralik pidurdus nüüd blokis võrukatel. Mängitakse paipi ja taaskord leiab väga huvitavaid ja selliseid mitte tavalisi suundasi Kyle Wilson üles. Võin öelda, et see suund oli talle endale ka üllatus, et see pall sinna lendas. Naerab mees ise siiamaani ka, et pallist mööda lõi, rütm ei klappinud ja õnnelikult see pall sinna ikkagi väljakusse jäi. Välimaa palling ja see on alt 4. ruudus, kuigi see on väga tihedate ruutudega võrk. Nii, 9-4, no loodame, et tulevad ikkagi nüüd võrumehed natuke siin mängu tagasi, et ei juhtuks see, mis eelmises game'is, et Selver paneb kohe väga suurelt ajama. Kahu 4 tsoonist ja hästi ja Kahu teeb küll seda emotsioonivärki seal, et äkki süstib natukene. Just, ma arvan, et see võib olla Oliver Lüütsepp üks põhjus ka, miks ta Kahut tahab sisse tuua, et tal tuleb kuidagi loomulikult see emotsioonivärk ja elab ka kaaslaste õnnestumistele väga kaasa ja praegu rünnakul ka edukas, nüüd saab ise juba mugavamat servima ka minna, kui juba mängus sees olnud. Jääb madalaks tõste Varblasele, hästi leptab kaitses üles, Wilson pushballiga, Varblane kaitses all, Jefanov 4 tsoonist, läheb koksama, aga koksab selle palli võrku. Ja koksab selle palli võrku ja vajalik punkt Parrus Võrule juurde. Näitab kohe avokeelele ka, et siin midagi challenge'iga testida ei ole, et tegi ise kehva puute ja iseenesest ei olnud halb mõte, et seda palli sealt mängus hoida. Väga mugav tõste ei olnud, aga praegu ikkagi see tross ette jäi. Ja Kahu saab uuesti servida. On tegelikult mees kerge jalaga ja suudab seda hüpet servi ka päris kõrget lüüa, aga praegu ei ole oma rütmi seal servijoone taga klappima saanud. Jaa, ma olen teinud natuke aega liiga siin Kabanenile ka, et olen öelnud vale eesnime, Kristjan Kabanen on tema, et Steven Kabanen mängib meil Rannaval, et Kristjan siis on saalis, et andke mulle palun see kõik andeks. Katsun ennast parandada. Aga samal ajal... Kuigi märkmetes mul on õige nimi kirjas. Ma ei tea, kust see tuleb. Aga sa ei loe neid isegi. Ei loe neid isegi, jah.
aga samal ajal Kais jätkab oma tegelikult head servivormi, täna on küllaltki palju pahandust teinud ja üle tuleva palli oma võistkonnale tekitas. Varblasel see ei pakkunud palju muret, et see ära lahendada ja läheb jälle kõva serviga, aga nüüd natukene audis. Ja 11-6 Selver Taltek juhtimas, vabandust, 7-11 ikkagi Parruse poolt vaadatuna ja Kristjan Kabanen servima minemas. Planeeriva pallinguga Mari vastuvõtt seal 2,5 meetri peal, Jefanov kahe tsoonist, Wilson ühese bloki vastu ja toob punkti juurde 12-7. Ja taas Jefanovilt selline väga positiivne lahendus, et ei olnud jälle kõige mugavam pall, aga ta ei löö neid põhja, et mis iganes see rünnak on, mis ta teeb, ta lööb neid pikalt ja on kaitses väga keeruline neid mängida. Varblane pallimas. Lepa vastuvõtt siin 2,5 peal, Treial saab keskelt lüüa, Varblane toob kaitses üles, Jefanov taaskord ühese bloki vastu. Aga nüüd lööb liiga pikalt seda palli ja lööb auti. See on ka see oht, mis tekkida võib, et väljak saab enne otsa, kui sa seda pikkust hoiad. Ei tea, oli see Wilsoni hea blokk, mis võib-olla sundis siis Jefanovit nii teravat diagonaali valima, et Wilson seal päris korralikult ette jõudis küll üksinda, aga ikkagi nähtavalt, ütleme nii. Yeah. Aga no nüüd võiks olla. Vise oli küll selline, et sealt võiks tulla, aga Välimaa hästi tegutseb blokis, Treial, no Nõlvak oli tagaliinis muidugi. Aga kas ei olnud siis võrgust kõrgemal need käed? Ei oska praegu öelda. Välimaa, Renato, hästi mängib Nõlvak kaitses, Jefanov. Põldmaa 3. bloki vastu, Jefanov. Nõlvak keskelt Taganits. Ja kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, et väga hea ralli selles mõttes jälle võiks anda Võrule selles mõttes usku juurde, et saab mängida küll, aga nende poolt vaadatuna on kurb see, et see ralli läks jälle Selver Taltekile. Ma nüüd ei ole kindel, ma arvan ise, et selle punkti oleks pidanud saama Parrus Võru, sest et Kusti Nõlvak oli seal tagaliinis ja ma tahaks eeldada, et need käed olid võrgust kõrgemalt. Me ei saa ilmselt seda kordust praegu kätte, see on minu lihtsalt tunnetuslik küsimus praegult. Aga täit tõde me hetkel öelda teile ei saa. Aga keegi nagu appelleerima ei hakanud sellele. Ja käis see piisavalt kiiresti ja võib-olla sinu mõtte kasuks räägibki see, et see tuli nii kiiresti teise poolt võrku tagasi, et mulle tundus ka, et siin allapoole trossi see pall ei jõudnudki tegelikult väga minna, aga kiirelt käis. Aga Oliver Lüütsepp alustas game'i siis Kabaneni ja Treialiga, toob tähe tagasi nüüd siis hoopis Treiali asemele, et proovib just tempomängijatega siia mängu muutust tuua. Wilson, seal on Nõlvaku käed ees, Wilson uuesti pushballiga ja nüüd hästi Wilson blokist mööda selle palli toimetab ning punkt Parrus Võrule. Kiidame Parrus Võru julgestust kindlasti, et see esimene pall oli see Kahu, kes selle rinnaga üles tõi veel ja Wilsonilt teine lahendus juba oluliselt targem ja ka resultatiivne, nii et ütleme, püsivad ikkagi veel sellises kauguses, kus mõne õnnestumisega oleks võimalik seda mängu pööre tuua küll, aga ja Wilsonilt tuleb servi viga selle peale. Jutu peale ja Wilson, vaatame kohe otsa ka, kas minu tunne on, et on täna palju eksinud. Ei ole tegelikult tõesti palju, aga ta ei ole ka palju servinud, et ta lõpetab oma serviseeria kohe ära, et ainult 9 servi teinud, kui terve mängu mänginud, et ei ole seda palju, jah. Wilson korralik vastuvõtt, 4 tsoonist Kahu, seal on taaskord Nõlvaku käed ees, uuesti Kahu ja nüüd anitab ja see jääb maha. Testib pikka Jefanovit kaitses, et on Jefanov tõesti nii pikk, et kui käega välja sirutab, siis praktiliselt ta võib seal tagajoone peal seista ja katab selle joone ära seal kõik, aga praegu ikkagi piisavalt kvaliteetne oli see puude ja ani ja peidetud, et Jefanov selleni ei ulatanud. Jah, minu andmetel 208 sentimeetrit Andres Jefanovil pikkust on, seda siis hooaja alguses tehtud märkmetes võib-olla on vahepeal juurde visanud, ega ei tea. Ja täitsa huvitav oleks teada, mis see käesirju ulatus on, et see läheb sinna 280 juurde hakkab varsti minema, et päris korraliku ulatuse saab mees ilma hüppamata ka kätte. Väga head kaitset mängib ka nüüd Renato uuesti ühe tsoonist, Nõlvak toob ülesse, Põldmaa otsustab kohe lüüa ja teeb seda hästi. Eks seal on see koht, kus minnakse kas lööma või tõstma. Väga tihti näeme, et minnakse tõstma, seekord Põldmaa otsustab rünnata ja super lahendus. Ja väga tihti saabki selle otsuse teha hoopis õhus olles, vaadata, kuidas blokk reageerib, et kui seda piisavalt palju treenitud on ja kokku mängitud oma meestega, siis
ilmselt oled ka klippe näinud Jaapani maalt kaugelt, kuidas meie mehed tempot mängivad sealt. Tempot sealt mängivad just, et lihtsalt selleks tuleb valmis olla ja siis muutub ta selliseks standardseks olukorraks. No nüüd on hästi ees. Ja see on servi ees Andri Aganitsalt. 16-10. Mulle tundus kohe, et on hästi ees, kui see pall sinna üles läks. Jõudsime ära oodata ja Oliver Lüütsepal on kohe tunne, et seal õlas on veel paar tükki varuks ja üritab time-out'iga seda rütmi rikkuda. Vaatan siin hoolega kehakeelt, nagu sa oled öelnud, et need liigutused on juba sellised, et võrkpalli elemente välja ei loe. Läheb ka meil keeruliseks. Aga lühidalt kokkuvõttes, et silmad kinni lüüa ei saa, hoidke kõrgust. Et see on see, mis meie sealt välja lugesime. Just, ja Kurummiga viisakalt tuletab Oliver Lüütsepale meelde, et see oli juba tema teine time-out selles game'is, nii et ülejäänud pausid peab ta tekitama kas kunstlikult või challenge'iga või mingil muul leidlikul moel, aga time-out'e rohkem tal ei ole. Aga 16-10 ja Andri Aganits. Ja ka täitsa korralik tegelikult, aga läheb natukene pikaks, et kui me enne rääkisime siin, et Jefano 208 sentimeetrit, siis Andri Aganitsal on meil 207 sentimeetrit, nii et noormees on ikkagi juba sentimeetriga mööda vanemast kolleegist põrutanud. Ja veel kasvueas ütleb, et sinna võib julgelt juurde tulla veel. Kaisilt korralik vastuvõtt, Jefanov jääb madalaks ja tõste. Hästi Wilson toob selle kuidagi veel ikkagi üles, Renato hanitamas. Ja nüüd natukene Kais segab seal Maari kaitsetöö ära. On alati vastik olukord, et kas seda mängida või mitte. Ma usun, et Maari võib seal taga usaldada ja küll ta need üles jookseb. Pean sinuga nõustuma. 12-16 ja Anton Välimaa. Väga lähedale on Kais tulnud, et seda servi vastu võtta, tõesti 3 meetri joone peal seisab ja tahab seda sõrmedega võtta. Rannas seda teha ei saa, mees naudib praegu siin, siis seda saab. Tegelikult saab, kui sa teed seda puhtalt, siis on tänapäeval juba ka vastuvõtt lubatud sõrmedega. Aga see peab olema täiesti ideaalselt puhas. Kahu, Nõlvak mängib kaitses julgestuses. Ja sealt Renato Kabanen toovad plokis punkti ja tundub, et Kristjan Kabaneni käed olid need. Tundub tõesti, et saab ja nii oligi, et oma teise ploki juba täna. Ja 13-17 Võru poolt vaadatuna Robin Kahu. Ja oli see Parrusele siis kohe vaatan 11. plokk juba, nii et see on element, milles nad on Selver TalTechis täna paremad olnud. Kabanen viskab selle plokist tagasi. Ei jää Jefanovi rünnak ka maha, Välimaa. Oi. On võrgus, salt ei ole. Päris kõvasti, oli. Mina tahaks ka öelda, et oli. Aga Kurumil oli post ees, et... No ja, mängime edasi, vaatame, mis saamas on. Wilson. No ei pea võtma seda vaiet. Lõpuks kõik õige, aga tundus jah, et tõesti võrk liikus ka eelmisest olukorrast, aga no päris kindlasti oli ta võrgus. et läks punkt õigele poole, nii et kõik õige. 18-13, las poisid mängivad. Täitsa nõus, iga tiluli. Jah, eelist ju ei saa, iga tilulilu pärast ei ole vaja siin mängu seisma panna. Kaur-Erik Kais. Korralik hüppelpalling, korralik vastuvõtt ja Kabanen keskelt. Hästi lepp ikkagi. Kui midagi positiivset välja tuua, siis Kristjan Kabaneni sekkumine küll. Tõsi, jaa. Ei mäleta, et teda väga palju näinud oleks mängimas see hooaeg. Võib-olla ei ole lihtsalt mulle silma jäänud, aga eelmises punktis ka Lepa vastuvõtt ikkagi jälle super. Et tuli küll kiiresti sidemängijale kätte, aga oli ka, ütleme, väga hea serv, nii et kui suudab seda niimoodi töödelda, siis kiitus Lepale. Ja Kristjan Kabanen ise servimas. Aga see palling maandub võrgus, nagu ikka, kui kiitma hakkad, siis tasakaalustatakse see kohe mingisuguse veaga ära. 19-14, no kuskilt peavad hakkama nüüd võrukad siin mingit riski võtma. Ja kui ma ei eksi, siis järgmisena läheb Renato servima, jah. Et sealt äkki siis tekib mingisugunegi võimalus.
Vaatame ära, palju nüüd varblane suudab enda serviga pahandust teha. No suudab jah. Ja suudab ikkagi päris palju, et ei läinud seekord panema seda planeerivat Wilsoni peale, millega ta on täna 2 asja saanud, vaid tegi siis oma üllatus hübriidservi ja pani kerima sinna poole ja selgelt pannakse Renato appi, et seda oma väikest sektorit seal ära katta ja teised mehed saaksid rohkem oma platsi osale keskenduda. 20-14 Varblan uuesti. Taaskord hea palling, ei Välimaa sealt võrgust seda enam välja ka ei too ning 21-14 ja mulle meeldib, et Oliver Lüütsepp isegi seisust hoolimata on oma meeskonda juhendamas ja ta nõuab neilt seal. Aga nüüd hakkab Oliverist mul kahju, et ta ei näe seda, mida ta nõuab. Ei näe jah, et ei saa öelda, et ei taha tema nahas olla, et see on spordivõistkonna peatreeneri argipäev, ütleme siis nii, et harva on seda, kui sul kogu aeg asjad sujuvad, et siis pole praktiliselt vahet, kes seal peatreener on, et see on just see koht, et mis näitab treeneri oskusi ja kuidas sellest seisust välja tulla ja võib-olla Võru puhul läksime ka puhkusele, ütleme selle tundega, et mingit särts on justkui puudu, et praegu tundub natuke samamoodi, oli seda game'i jagu olemas, kui asjad õnnestusid, aga eks nüüd see peamurdmist on, kuidas see meeskond siin nüüd ütleme üliolulisteks mängudeks ikkagi ellu äratada. Ja ma olen täitsa kindel, et Võru kvaliteet ja kõik tõuseb siin kevadele lähenedes see on igal aastal nii olnudki muideks, et ma usun, et me näeme kindlasti veel paremat Võrut siin lähikuudel. Sa oled Võru mehed, et aeglase ärkamisega äkki, aga kui väljakul on üks mees Bahamalt ja üks on brasiillane vist, et ei saa selle taha ka pugeda. Ja täpselt. Ja nüüd tuleb jooneviga veel tagaliini rünnakus Võrule. 23-15 Selver Taltek juhtimas ja julgen küll öelda, et see mäng saab selle game'iga lõpu. Ja Andres Jefanovil on veel lüüa endiselt äss, et saada. Siin on küll jalgjoonel ja tundub, et uut rekordit ikkagi ei tule. Alustas mängu teravalt 4 ässa esimeses game'is, aga tundub, et jääb siis, mitte ei tundu, vaid jääbki siis 6 ässa peale täna ikkagi. Nojah, kui siin punkti ei lähe ja ta ühte ringi veel servida ei saa ja ühte game'i veel ei tule, aga praegu tõesti nii tundub, et 6 ässa peale ta jääb. No igal juhul ka see 4 game'iga korralik saavutus on ja samal ajal kõrval ka ainult 2 viga, nii et väga kõrge kvaliteediga servi mängu Jefanov täna tegi. Hästi mängib kaitses Lepp. Maar teeb tõstetööd, Põldmaa läheb nüüd kõvasti lööma, Nõlvak julgestamas. Põldmaa 4 tsoonist uuesti, toob ploki kaudu tagasi ja toimetatakse üle, Andri Aganits tõstab peaga. Renato 1 tsoonist ja võtab veel ploki ka Aganits. Peaga mäng ta vahepeal oli, tuleb õigel ajal õiges kohas olla ja jälle õpiku näide, et kui sul on emotsioon üleval, tuju hea, asjad sujuvad, siis põrkavad need pallid täpselt nii õigesti, nagu me just nägime ja lõpevad ka eduka plokiga. Oleme jõudnud esimese matšpallini, 4. game 24-16 ja seda läheb mängu panema Joosep Põldmaa. Aga tuleb serviviga ja tuleb hakata oma side-outist lahendama siis teist matšpalli. Põldmaa ka täna väga tubli olnud rünnakul, oma vigade arvu väiksena hoidnud ja oli ka siiani servil ainult 2 viga teinud, et nüüd sai 3. juurde, nii et 12 punkti temalt ja +6, et mees on väga kasulik olnud oma võistkonnale. Ja läheb kõvasti, väga kõvasti Andri Aganits seda põhja lööma ja lööb selle palli võrku 18-24. Enne õnneks on neil 6 võimalust veel rahulikult seda erinevaid mehi katsetada ja erinevaid asju proovida, aga praegu on Aavo rahulik veel ja välja ei tee sellest. Tundub, et usub, et nüüd võiks asi lõppu saada. Põldmaa vastuvõtt siin 3 meetri peal Kais ja lõpetab ära selle mängu. Kaur-Erik Kais toob rünnakust punkti. Seisuga 25-18 võidab 4. game'i Selver Talteki meeskond ja sellega kogu kohtumise 3-1. Kirjutatakse tabelisse 3 punkti juurde ja tõustakse kohe hoobilt 3. kui ma ei eksi sellega. Ja kohe ütlen mul tabel siin lahti, õige pea. Ja ma saan samal ajal ära öelda siis suurimad punktid võivad loomulikult Jefanov, see ei ole üllatus, 6 ässa,
kokku 25 punkti pluss 16, nii et ikkagi korralikud numbrid rünnakul, 31 tõstet temalt, 17 lõi ära 55% peal ja 2 plokki ka, nii et selgelt üleplatsi mees täna ja vastaste suurim punktitooja ka pole üllatus, Renato. See on 19 punktiga pluss 8. Ja parimad mängijad MVP-d siis mõlemast meeskonnast. Parrus Võru poole pealt Renato ja Selver TalTechi poole pealt siis Joosep Põldmaa. Tõesti, Selver TalTech tõusis selle võiduga 3. ja kuulake nüüd. Nendel on Tartust 1 mäng vähem peetud ja vahe on 3 punkti teise kohaga. Pärnul on 2 mängu vähem peetud ja on neist ees, ehk siis Pärnu on ikkagi, julgen mina öelda, minemas põhiturniiri võidu suunas, kui midagi väga katastroofilist kuskil juhtumas ei ole, aga Selver TalTech on siin Tartule lähemale tulemas. Igal juhul põnev saavad olema, nagu mängu alguses mainisime, siis väga vähe on mänge jäänud hooaja, ütleme siis põhiturniiri lõpuni, kuni hakkavad ikkagi väga tähtsad mängud juba, nii et ma arvan, et viimased põhiturniiri mängud igale võistkonnale on üliolulised, nii et tasub tulla saali ja omadele kaasa elada. Ja meie täname, et kuulasite, vaatasite homme Inspira pealt kell 20.50 Tartu Hershingi mäng ja pühapäeval siinsamas TalTechi spordihoones on ka telemäng, mida näidatakse nii Delfis kui Inspiras, Selver TalTech ja Pärnu võrkpalliklubi kell 5. Täname vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni! Kena õhtut!